Ukraina sõjalugu on peamiselt räägitud kui kahe riigi, Ukraina ja Venemaa lugu, kuid see puudutab ka läänt. Ukraina on suutnud endale võitlusvõimaluse luua peamiselt tänu oma leidlikkusele ja uuendusmeelsusele. Aga samas toetutakse ka lääne sanktsioonidele, lääne relvadele ning isegi sellele, kas Euroopa ja Ameerika Ühendriigid on Ukrainaga geopoliitiliselt ühel meelel ja aitavad tal läbirääkimiste laua taha jõuda tugevamalt positsioonilt. Samal ajal on Hiina kannatlikult kõrvalt oodanud ja lõikab sellest kasu. Nad on vaikselt kasumit teeninud, ostes odavat Vene naftat, aidates Moskval tuled põlemas hoida ning naeratades kaamerate ees ühest tippkohtumisest teise. Teised maailma liidrid on isegi nimetanud Venemaa ja Hiina suhet piirideta sõpruseks. Siiski ei ole see sõprus päris piiritu ning näib olevat juurdunud selles, et Hiina kasutab ära Venemaa nõrku kohti. Tõenäoliselt oled kuulnud selle loo pealkirjadest tuttavat versiooni ja see keskendub Siberile. Mõte on selles, et Hiina tahab salaja tagasi oma vanu maid, tohutuid alasid Välis-Mandžuurias, mille Tšingi impeerium kaotas 19. sajandil Vene impeeriumile ajal, mida Peking nimetab siiani kibedalt alanduse sajandiks. Ja see versioon ei ole puhas fantaasia, selle taga on omajagu tõtt. Aga see on ka see osa loost, mis saab kõige rohkem tähelepanu ja räägib sulle kõige vähem sellest, mis tegelikult toimub. Sest samal ajal, kui kõik vaidlevad selle üle, kas Hiina tankid veerevad kunagi üle Amuri jõe, on Hiina vaikselt sihinud midagi palju väärtuslikumat ja palju lihtsamini kättesaadavat. Mõjuvõim. Ja see on see nõrk koht, mida Venemaa ei pruugi suuta kaitsta. Alustame siis sellest osast, mida enamik teist juba poolenisti teab, sest see loob aluse kõigele muule. Territoriaalne pretensioon Välis-Mandžuuria suhtes on tõeline, vähemalt osaliselt, ja Peking on seda õhutanud viisil, mis läheb kaugemale lihtsalt internetivestlustest. 2023 aasta veebruaris andis Hiina loodusvarade ministeerium välja avalduse, milles vihjati, et Venemaa piiri ääres asuvate 8 koha puhul hakatakse kasutama vanu hiinakeelseid nimesid koos vene nimedega. Vladivostok, mis on Venemaa Vaikse ookeani laevastiku peakorter, pidi kandma nime Haishenwei. Sahaliini saar nimetati ümber Kujeidoks. Stanovoi mäestik nimetati ümber väliseks Shingani ahelikuks. Kõik muudatused puudutasid Venemaa Kaug-Ida suuremaid linnu ning välisriigi valitsus oli just andnud oma kaarditegijatele korralduse märkida need kadunud impeeriumi nimedega. Pinged ei piirdunud sellega. Selle aasta alguses oli Hiina juba andnud korralduse muuta mitme selle piirkonna asukoha nimesid. Seejärel 2023 aasta augustis tõmbas riigi uus standardkaart kogu Bolšoi Ussuriiski saare Hiina piiridesse. See on oluline, sest juba 2008 aastal leppisid Venemaa ja Hiina selle saare staatuse ametlikult kokku, otsustades selle umbes pooleks jagada. Venemaa andis isegi osa territooriumist üle, et kokkulepet kinnistada. Ometi oli siin Pekingi ametlik kartograafia 15 aastat hiljem, mis vaikselt kustutas selle kompromissi ja värvis kogu ala Hiina punaseks. Sama kaart hõlmas ka vaidlusaluseid alasid, millele India pretendeerib, ning peaaegu kogu Lõuna-Hiina merd. Nii et Venemaa polnud ainus selles olukorras. Kuigi Venemaa avalikult lükkas selle teema tagasi, väites, et piiriprobleem on juba lahendatud, usuvad küünilisemad analüütikud, et see oli vaikne sõnum Venemaale ja kõigile teistele naabritele, et Hiina ei unusta kunagi oma impeeriumi ulatust. 2024 aasta mais Putini riigivisiidi ajal Pekingisse allkirjastasid mõlemad pooled isegi tegevuskava just selle saare ühiseks arendamiseks. See avaldus ise kõlab pigem nii, et Venemaa paneb jalad maha, et rõhutada, et ta omab pool saarest ja esitab sellele endiselt oma nõude. Selleks hetkeks lähevad enamik lugusid tavaliselt rööbastelt maha, sest on lihtne näha, kuidas see juhtuda võiks. Lõppude lõpuks elab Venemaa Hiinaga piirnevates piirkondades vaid 8 miljonit inimest ning need on riigi rahvastiku ja valitsuskeskustest kaugel. Fantaasiamaailmas võiks Hiina sisse tungida ja territooriumi hõivata, enne kui Venemaa üldse aru saab, mis toimub. Ja enamik aruandeid, mis viitavad sissetungile, märgivad ka, et see oleks täiesti kooskõlas Hiina suure rahvusliku taassünni eesmärgiga, mille käigus võetakse salaja tagasi kaotatud territooriumid. Et need Venemaa Kaug-Ida piirkonnad kuuluvad õigusega Hiinale ning et Ukrainas takerdunud ja nõrgenenud Venemaa on hõivamiseks küps. Siiski on Siberi sõjaline vallutamine peaaegu kõige ebatõenäolisem asi, mida Hiina kunagi prooviks. Venemaal on tuumarelvad ja piir on juriidiliselt paika pandud.
Ja mis kõige olulisem, see Kaug-Ida osa, mille Hiina tegelikult kaotas, Välis-Mandsuuria, ei sisalda isegi neid suuri nafta- ja gaasivarusid, mida fantaasiates arvatakse. Need asuvad hoopis kaugemal põhjas ja läänes. Tegelik lugu on palju vaiksem ja omal moel palju kahjulikum Venemaale, sest see juba toimub ning Moskval on väga vähe võimalusi seda peatada. Hiinal ei ole tegelikult vaja tungida Vene Kaug-Ita. Enamiku hinnangute kohaselt annab Venemaa Kaug-Ida kontrolli aeglaselt ise käest ära. Selleks peame vaatama kaardi ülaossa kogu Venemaa põhjaranniku ulatuses ja Põhjamere teele. Venemaa poolel kulgeb see laevatee Barentsi merest Norra lähedal kuni idas asuva Beringi väinani. Suurem osa ajaloost oli see jääs, kasutu, valge tühjus. Kuid kui Arktika jää taandub, muutub see marsruut üheks strateegiliselt kõige väärtuslikumaks koridoriks maal. Laev, mis sõidab Põhja-Hiinast Põhja-Euroopasse mööda Venemaa Arktika rannikut, võib oma teekonda lühendada 30–40% võrreldes pika reisiga läbi Suessi kanali. 2025 aasta oktoobris tegi üks konteinerlaev reisi Ida-Hiina sadamast Ühendkuningriiki 20 päevaga. Sama reis läbi Suessi võtab tavaliselt 40 päeva, Hea Lootuse Neeme kaudu umbes 50. Kui vähendad oma transpordiaega poole võrra, vähendad korraga ka kütusekulu, kulusid ja süsiniku jalajälge. Hiina-suguse ekspordimajanduse jaoks on see palju kasulikum kui tükk territooriumi, kus puuduvad inimesed, ressursid või geopoliitiline huvi. Põhjamarsruut kulgeb peaaegu täielikult vetes, mida Venemaa peab enda omaks. Teoorias peaks see tegema Venemaast väravavalvuri, kes kogub tasusid maailma tähtsaimal uuel teel. Probleem on aga selles, et Venemaa ei suuda väravat ülal pidada. Võtame arvesse Venemaa endale seatud eesmärgid ja võrdleme neid sellega, mida tegelikult saavutati. Vladimir Putin allkirjastas määruse, mille kohaselt pidi 2024 aastal Põhjamereteel liikuma 80 miljonit tonni kaupa. Varasemad planeerimisdokumendid olid seadnud eesmärgiks isegi 90 miljonit tonni. Kuid riigiettevõte Rosatom, mis haldab seda marsruuti, teatas tegelikult, et sel aastal veeti vaid veidi alla 38 miljoni tonni kaupa. Tõsi küll, see oli rekord, umbes 1,5 miljonit tonni rohkem kui eelmisel aastal, kuid see oli siiski vähem kui pool ametlikust eesmärgist. Ja juba see erinevus ütleb kõik, mida on vaja Venemaa positsiooni analüüsimiseks omaenda Arktikas. Mõned eksperdid on hakanud seda marsruuti kirjeldama riigieelarve musta auguna. Projekt, mis neelab raha, kuid annab vähe vastu. Veelgi hullem on see, et Venemaa jäi maha ka oma enda jäämurdjate ehitamise eesmärkidest, millest see marsruut sõltub. Ja see ongi Arktika laevateega seotud suur probleem. See ei toimi iseenesest ning sa ei saa lihtsalt saata laeva üle ookeani reisile ja eeldada, et see jõuab teisele poole. Et laevad saaksid läbi jää liikuda, on vaja jäämurdjaid, laevu, mis rajavad teistele tee läbi jää. Venemaal on endiselt maailma suurim jäämurdjate laevastik, umbes 40 polaarlaeva, sealhullas 8 tuumajõulist. See on tõeline eelis, mille riik on aastakümnete jooksul üles ehitanud, ulatudes tagasi Nõukogude aega. Kroonijuveelideks on uued projekti 22 220 laevad. Arktika, Sibiir, Uural ja Jakuutia. Need olid maailma suurimad jäälõhkujad, kui need kasutusele võeti, kuid selle eelise säilitamiseks vajab Venemaa veelgi rohkem laevu. Ühes raportis viidati, et Venemaa soovib vähemalt 13 tuumalaeva ja et kokku oleks kogu aeg saadaval 17 jäälõhkujat. Nii et vähemalt 5 uut laeva on vaja ehitada aastaks 2030 ja samad mehhanismid, mis takistavad Venemaad sõjas, hakkavad siin samuti ilmnema. Aga enne kui edasi läheme, veendu, et oled tellinud The Military Show kanali. Me postitame iga päev videoid, et saaksid olla kursis kõigi oluliste hetkede ja sündmustega ülemaailmses geopoliitikas. Nüüd, jäämurdjate juurde tagasi tulles on oluline mainida Venemaa järgmise põlvkonna jäämurdjate ambitsioonide lipulaeva, Leader-klassi Rossiyad. See on tõeline koletis, mis on loodud olema umbes 2 korda võimsam kui projekti 2220 jäälõhkujad ning väidetavalt suudab ta murda üle 4 meetri paksuses jääs 50 meetri laiuse kanali. Ehitus algas Kaug-Idas asuvas Zvezda laevatehases juba 2020 aastal, kuid 2026 aasta alguseks oli valmis saanud vaid väike osa laevast ning selle valmimistähtaeg on juba nihkunud 2027 aastalt 2030 aastale. Põhjused on peaaegu koomilised. Esiteks pidid olulised kereosad algselt tulema Kramatorski tehasest, mis asub Donetskis ja hävitati hiljem sõjas.
Seejärel kaotati laeva reaktorite asendusluugi katted merel, kui neid vedanud Vene kaubalaev uppus Vahemeres. Ja Venemaa pole selle projekti ainus takistus. Tšukotka, teine tuumajää lõhkuja, lasti suure pidulikkusega vette 2024 aasta lõpus, kuid jäi umbes 70% ulatuses valmis, kusjuures esialgne tähtaeg 2026 lükati edasi aastasse 2027. Väiksemate laevade puhul kordub sama muster. 2025 aasta augustis tühistas Venemaa riiklik sadamaoperaator lihtsalt $200 miljoni suuruse lepingu 2 uue abijäälõhkuja ehitamiseks, süüdistades ehitustööde viivitusi, puuduvate väliskomponentide olemasolu ja sanktsioone. Need oleksid pidanud olema esimesed omataolised Venemaa laevad, mis suudavad murda 1,5 meetri paksust jääd. Ja nüüd peab Venemaa oma olemasolevat laevastikku palju intensiivsemalt kasutama, püüdes samal ajal seda hooldada. Kõige selle keskel on Hiina otsustanud, et ei taha enam sõltuda Venemaa jäälõhkujatest Venemaa Arktikas tegutsemiseks. 2026 aasta alguses avalikustas Hiina järgmise põlvkonna tuumajõul töötava jäälõhkuja disaini, mis suudab läbistada 2,5 meetri paksust jääd. Seda ehitav laevatehas kuulub Hiina riikliku laevaehituskorporatsiooni alla, mis on üks maailma suurimaid laevaehitajaid. Hiina rajab otse võimekust Arktikat ise hallata. Ja see oli alles projekti tipphetk. 2025 aasta suve alguses saatis Hiina Alaska lähedale 5 jäämurdjast uurimislaeva, mis oli seni selle piirkonna suurim taoline operatsioon. Seda laevastikku juhtis Shuelong, 2 Hiina kõige võimsam kodumaal ehitatud jäämurdja. See lahkus Shanghaist juulis, läbis Beringi väina ning veetis hooaja Tšuktši ja Beauforti merel, olles lähedal nii Alaskale kui ka Venemaa Arktika rannikule. Ameerika Ühendriikide rannavalve jälgis seda, sama tegi ka Kanada. Aasta varem oli seesama laev saanud esimeseks Hiina jäälõhkujaks, mis kunagi oli peatunud Murmanskis, Venemaa peamises Arktika linnas. Ja 2024 aasta septembris viisid Venemaa ja Hiina läbi oma esimese ühise Arktika patrulli, kus 2 Hiina rannavalvelaeva ja 2 Vene piirivalvelaeva sõitsid koos läbi Beringi väina. Laevastik möödus Alaskast nähtaval kaugusel, kui nad suundusid tagasi Vaiksesse ookeani. Esmapilgul näib see ühine patrull olevat partnerlus, aga Venemaa on välja kujunenud Arktika suurvõim, kellel on seal kõik kaitsta. Hiina on uustulnuk, kellel on kõik võita ning ta kasutab täna koostööd Venemaaga, et koguda kogemusi ja arendada varustust, mida tal on homme vaja, et seal tegutseda. Venemaaga või ilma. Jamestown Foundation võttis selle lühidalt kokku. Venemaa ja Hiina tahavad Arktikast erinevaid asju. Venemaa näeb seda kui julgeolekutsooni, suveräänsuse ja kaitse küsimust. Hiina näeb seda kui majanduslikku võimalust, kaubateed, ressursibaasi. Praegu need huvid kattuvad. Aga analüütikud muretsevad üha enam, et need huvid ei pruugi alati kattuda ja kui need lahknevad, jääb nõrgem pool kaotajaks. Ja siin tulebki Hiina hoolikalt valitud sõnastus tagasi, et Moskvat kummitada. Juba 2018. aastal kuulutas Hiina end lähiarktiliseks riigiks ja esitas oma nägemuse polaarse siiditee kohta. Venemaale see väljend ei meeldinud. 2020 aastal lükkas Venemaa enda saadik Arktika nõukogus selle avalikult tagasi, nõustudes hoopis Ameerika seisukohaga, et Hiina ei ole Arktika riik. Aga see oli Venemaa seisukoht 2020 aastal. Aastal 2026, kui sanktsioonid on lämmatanud Venemaa võimekuse piirkonda iseseisvalt arendada, pole Moskval suurt muud valikut, kui tervitada just seda Hiina kohalolekut, mida ta kunagi püüdis eemal hoida. See Arktika-lähedane riik, mille Venemaa varem tagasi lükkas, on nüüd partner, kelleta Venemaa enam läbi ei saa. Kui Arktika on strateegiline nõrk koht, siis energia on rahaline nõrkus ja siin on tasakaal veelgi enam paigast ära. Kui Euroopa kehtestas pärast sissetungi Venemaa gaasile sanktsioonid, pidi Venemaa kiiresti uue ostja leidma ja tegelikult oli ainult üks ostja piisavalt suur. Ja Hiina, nagu igaüks, kes on kunagi Pekingiga läbi rääkinud, võib öelda, kaupleb väga kõvasti. Kõige selgem näide on torujuhe nimega Siberi jõud 2, mis on Venemaa suur lootus asendada kaotatud Euroopa gaasiturg. See viiks kuni 50 miljardit kuupmeetrit gaasi aastas Lääne-Siberi väljadelt läbi Mongoolia Põhja-Hiinasse. Venemaa jaoks on see peaaegu strateegiline vajadus, ning just seetõttu, et Moskva vajab seda nii väga, on Peking aastaid keeldunud kiirustamast. 2024 aasta suvel olevat Hiina küsinud, et ta saaks selle gaasi eest maksta peaaegu Venemaa tugevalt subsideeritud kodumaist hinda ning oleks valmis ostma vaid väikese osa torujuhtme planeeritud mahust.
nii et Hiina nõudis peaaegu oma hinnaga maksmist ja väiksemat kohustust, samal ajal kui Venemaa oli see, kes oli tehingust meeleheitlikult huvitatud. Kui selle kohta küsiti, ütles Kremlit esindav pressiesindaja vaid, et on täiesti normaalne, et iga riik kaitseb oma huve ning et ärilised üksikasjad jäävad konfidentsiaalseks. See on läbirääkija keel, kes ei ole võitmas. Aastal 2026, pärast aastaid kestnud läbirääkimisi, jõudsid riigid taaskord kokkuleppele selles, kust ja kuidas torujuhe peaks kuldema. Kuid selle raportiga kaasnes ka märkus, et teised üksikasjad vajavad veel täpsustamist. Siit hakkabki probleemi tuum välja kooruma. Hiinal on valikuvõimalusi. Hiina ostab gaasi Türkmenistani ja Myanmari torujuhtmete kaudu ning on maailma suurim veeldatud maagaasi üksikimportija, tuues seda Katarist, Austraaliast ja Ameerika Ühendriikidest. Kui hinnad on kõrged, saab Hiina toetuda omaenda tootmisele või teistele tarnijatele. Venemaal on seevastu sisuliselt ainult üks suur klient selle gaasi jaoks ja tal pole seda mujale saata. Nii et Hiinal on kõigis läbirääkimistes ülekaal ning kõik asjaosalised teavad seda. Siis on veel kolmas osa sellest puslest. Sadam, mis on seotud selle territoriaalse vaidlusega, millest me varem rääkisime. 2023 aasta mais teatas Hiina tolliamet, et Venemaa Vladivostoki sadam kiidetakse heaks Hiina sisekaubanduse transiidikeskusena. Vladivostok on Hiina kaardil endiselt ametlikult märgitud kui Haishenwei. See on Venemaa Vaikse ookeani laevastiku kodusadam ja näide sellest, mida Vene impeerium võttis Tšingi dünastialt alanduste sajandil. Hiina provintsiidest pärit kaupu saaks Vladivostoki kaudu välja vedada ja käsitleda neid kui kodumaist Hiina kaupa, säästes sellega pika teekonna lõunapoolsematesse Hiina sadamatesse. Teisisõnu, Venemaa suveräänne territoorium on vaikselt integreeritud Hiina sisemajanduse logistikaahelasse. Hiina riigimeedia tähistas seda isegi kui kõrgetasemelise strateegilise vastastikuse usalduse märki. Kui need niidid kokku panna, hakkab strateegia kuju ilmnema. Hiina viib läbi aeglast, kannatlikku ja täiesti rahumeelset Venemaa idaosa neelamist oma majandusliku orbiiti, marsruudi haaval, torujuhtme haaval, sadama haaval. Ja kogu selle taga olev sügavam põhjus on miski, mida Venemaa ei saa parandada, sest see on liikunud selles suunas viimased 30 aastat. Venemaa Kaug-Ida tühjeneb. Alates 1990 aastast on piirkonna uuringute kohaselt Kaug-Ida kaotanud umbes veerandi oma elanikkonnast, kuna inimesed liiguvad töö ja soojuse otsingul läände, Moskva ja Euroopa Venemaa poole. Praegu on see üks kõige hõredamalt asustatud paiku maal, kus tohututel aladel elab vaevu üks inimene ruutkilomeetri kohta. Samal ajal elab jõe teisel kaldal Kirde-Hiina provintsides üle 100 miljoni inimese. Ja nii voolabki raha tühimikku täitma. Hiina peakonsul Habarovskis teatas 2025 aasta jaanuaris, et üle 90% Venemaa Kaug-Ida välisinvesteeringutest tuleb nüüd Hiinast. Sellel tasemel on Kaug-Ida sisuliselt Hiinast sõltuv, ilma et sellele ametlikult sellist nimetust antaks. Kui Hiina piirkonnas tegutseb 53 Hiina ettevõtet, on neil ka sõnaõigus selle üle, mis selle rahaga juhtub ja kuidas seda jagatakse. See on hetk, mil mängu tulevad kõige dramaatilisemad väited ja neid tuleks käsitleda väga ettevaatlikult, sest need pärinevad huvitatud osapoolelt. 2025 aastal väitis Ukraina välisluureteenistusele omistatud hinnang, et Venemaa maksab oma sõjaaegsetele liitlastele sisuliselt territooriumiga. Ukraina sõnul jätab Moskva võimetus Kaug-Ida arendada selle piirkonna avatuks välisele kontrollile. Aasia jooksul võib Kreml kaotada tõhusa kontrolli kuni 40% riigi territooriumi üle. Väideti, et Vladivostoki ja Uurali vahel elab juba kuni 2 miljonit Hiina kodanikku, moodustades enklaave, kus venelased harva töötavad ning kirjeldati hiilivat demograafilist ja majanduslikku annekteerimist, mida võimaldavad viisavaba reisimine ja erimajandustsoonid. Lisaks märgiti, et Hiina investeeringud Kaug-Ida piirkonda võivad 2026 aastaks ulatuda 1 triljoni rublani, mis on umbes 13 miljardit, 717 miljonit ja 60 000 dollarit. Ja viidati ka paralleelsele Põhja-Korea tööjõu kohalolule, kus tuhanded töötajad saabuvad madalapalgalisi töökohti täitma. See 2 miljoni Hiina asuniku arv on küll üsna nõrgalt põhjendatud, kuid see ei ole täiesti alusetu. Venemaa 2010. aasta rahvaloendus luges vaid umbes 30 000 Hiina elanikku ning see arv langes 2021 aasta rahvaloendusel alla 20 000. Ja ometi pakkus Taiwani kaasmaalaste komisjon palju jahmatavama arvu, peaaegu 500 000 inimest.
Üks sõltumatu Vene väljaanne kajastas sama arvamust, väites, et Venemaa Kaug-Idas või selle ümbruses elab 2 miljonit hiinlast ning pakkus, et see arv võib olla tõusnud 3 miljonini, kuna Venemaa ja Hiina kaubavahetuse tase purustab pidevalt rekordeid. Aga sai vaja isegi viimast osa, et kogu lugu leviks. Kui võtta ära liialdatud numbrid ja sõjaaegne väänamine, jääb ikkagi alles kindel, kontrollitav tuum ja see on ikka Venemaa jaoks halb. Tal on arktiline marsruut, mida ta ei suuda ülal pidada, laeva ehitusvõimekuse puudumine, samal ajal kui Hiina kuulutab end ühepoolselt arkiliseks riigiks ja hakkab oma laevu läbi suruma ning puuduvad alternatiivsed võimalused ülemaailmses geopoliitikas. Seepärast polegi arukas küsimus see, kas Hiina tungib sisse. Peaaegu ükski tõsine analüütik ei oota tanke. Venemaa mängib tänase peale, sest kallist sõda pidav riik saabki mõelda vaid tänasele päevale. Hiina mängib aga järgmiste aastakümnete peale. Ja sellises võistluses, kus üks partner vajab kokkulepet kohe ja teine võib oodata, on kannatlikkus omaette vallutus. Samal ajal saab Hiina endale lubada nõuete esitamist ja nende väljaütlemist. Itaalia mõttekoda SP tuletas meelde, et Hiina suudab vaidlusalustel aladel tõhusalt välisriikide nõuded kõrvale tõrjuda. See juhtus kõigiga Lõuna-Hiina merel, kui Hiina ehitas 27 uut sõjaväebaasi ja kuna Vladivostokist saab osa Hiina sisemistest laevateedest ning sinna suunatakse tohutult välisinvesteeringuid, võib Hiina seda laevateed suunata endale sobivasse kohta või isegi keelata Vene ettevõtetel sama teha. Venemaal on praegu kriis. Ja see ei ole tühine probleem. Kriis on haaranud kogu riigi, levides Moskvast Siberini, sest Putini sõda ei ole mitte ainult koju jõudnud, vaid see hakkab nüüd kahjustama ka neid inimesi, keda Venemaa väidetav tugev juht väidab end suutvat kaitsta. Ukraina paneb Putinil maksma kõige eest, mida ta on teinud. Kuidas? Ukraina leidis just Venemaa väljalülituslüliti ja lülitas selle välja. Praegu, kui me räägime, on Venemaa haaratud ühest kõige hullemast kütusekriisist, mida riik on kogenud alates sellest ajast, kui Putin haaras võimu oma raudse rusikaga ega ole sellest lahti lasknud. Ukraina laastav kampaania Venemaa naftatööstuse vastu halvab kogu riiki, kuna puudujäägid levivad kiiresti piirkondadesse, mida Putin ei arvanudki, et Ukraina tegevus võiks mõjutada. Kõik algas Krimmist. Mais alustas Ukraina sihipärast kampaaniat, et hävitada Krimmi poolsaart teenindav Venemaa logistika. Seda kampaaniat nimetatakse logistikablokaadiks ning selle käigus ründab Ukraina varustus- ja kütuseautosid mööda logistilisi artereid, mis hoiavad Venemaa Krimmi okupatsiooni elus. Ja sellel on olnud selge mõju. 4. juuniks teatati Krimmis kütusepuudusest, mistõttu tanklad kehtestasid klientidele piirangud. Enamikul öeldi, et nad võivad osta vaid 20 liitrit kütust sõiduki kohta, mis tekitab suuri probleeme kõigile, kes sõltuvad töö tegemisel autoga sõitmisest. Hakati levitama pilt, et ohututest järjekordadest tanklate ees, kuna Krimmi inimesed üritasid meeleheitlikult saada kätte poolsaarel saadaoleva viimase bensiinipiisa. Kui jõuda 21. juunini, olid piirangud muutunud täielikuks kütusemüügi peatamiseks kõigile peale valitsusasutuste, kuna Ukraina pommitamised Krimmi logistika vastu olid sagenenud. Alguses tundus, et Venemaa kütusekriis mõjutab vaid ühte piirkonda, aga olukord on Venemaa jaoks palju hullemaks läinud. Vladimir Putini peamine probleem on see, et Krimmi isoleerimise kampaaniat on läbi viidud koos palju laiemate jõupingutustega, mille eesmärk on halvata Venemaa naftatöötlemis- ja transpordikeskused. Ja see kampaania, ütleme nii, tekitab praegu Venemaal tohutuid probleeme. 22. juunil teatas United24 meedia, et 6 Venemaa piirkonda on sunnitud kehtestama samasuguse kütuse erakorralise normeerimise, nagu nägime Krimmis juuni alguses. Need piirangud erinevad piirkonniti ning 6 piirkonda on Omsk, Saratov, Amur, Tambov, Irkutsk ja Voronezh. Nende piirkondade piirangud ei ole veel nii karmid kui Krimmis, vähemalt praegu mitte. Näiteks on Omski võimud piiranud bensiini ostmise 40 liitrini auto kohta. Diislikütuse piirang on linnades 80 liitrit ja maanteedel 200 liitrit. Saratovis on kehtestatud 30-liitrine bensiini piirang, mis kestab vähemalt 30. juunini. Ja Voronezhis saavad kodanikud Lukoili tanklatest osta vaid 30 liitrit bensiini ja 60 liitrit diislikütust auto kohta. Irkutskis paistab olukord olevat kõige hullem. Mõned tanklad on teeninduse täielikult peatanud, varustades kütusega ainult hädaabiteenistusi ja muid avalikke teenuseid. Siiski on selgelt näha, et siin on kujunemas kütusekriis. Aga mis siis ikka võite küsida? 6 või 7 Venemaa piirkonda, sealhulgas Krimm, piiravad kütusemüüki. Kas see on tõesti kriis?
Need on head küsimused ja me saame teile vastuse anda, kui süveneme veidi rohkem Venemaa praegusesse kütuseolukorda. Kuigi need 6 või 7 piirkonda on piirangutega uudistes, on tegelikkus, mida Venemaa üritab varjata see, et 10 piirkonnad seisavad silmitsi sarnaste kütusega seotud probleemidega. 20. juuni. Wall Street Journali artiklis avaldati, et kütuseostu piirangud on tegelikult levinud 53 Venemaa ja okupeeritud Ukraina piirkonda. Kusjuures kõige kaugemad piirangud on kehtestatud Siberi ja Venemaa Arktika piirkondades. Need, keda me juba mainisime, on lihtsalt need piirkonnad, kus kohalikud kubernerid avalikustavad puudujääke piisavalt, et meedia neid märkaks. Kuid ajakirja andmetel jõudis Vene meediaväljaanne The Bell 53 mõjutatud piirkonnani pärast hoolikat avalike teadaannete kogumist, mida lääne meedia tingimata ei märka. See on tohutu. Mis esmapilgul paistab piirkondliku kütuseprobleemina, on juba arenenud kriisiks, mis hõlmab peaaegu kogu Venemaad. Muidugi teeb Venemaa kõik endast oleneva, et seda kõike mitte avalikustada. Väljaspool neid väheseid teateid, mis on tehtud piisavalt avalikuks, et neid ka väljaspool Venemaad kuuldaks, ei tule Venemaa Föderatsioonist eriti midagi välja. Putin pole kindlasti kriisi kohta midagi öelnud ja see ei ole üllatav. Tunnistada, et kogu Venemaal on kütusepuudus, oleks sama hea, kui Putin lõpuks tunnistaks, et Ukraina võib oma rünnakutega Venemaale tõsist kahju teha. The Wall Street Journal kirjutab, et Putini valitsuskabinetil on 26. juunil plaanis kohtumine, et arutada seda probleemi, kuid on raske näha, milliseid lahendusi nad võiksid välja pakkuda. Kremli ei saa lihtsalt kütust õhust tekitada ning on raske käskida rafineerimistehastel tootmist suurendada, kui neid samu tehaseid külastavad ikka ja jälle Ukraina droonid. Sellest räägime kohe lähemalt. Kuigi Kreml vaikib kiivalt, muutuvad Vene inimesed üha häälekamaks nende probleemide suhtes, millega nad silmitsi seisavad. Ajakiri kirjutab ühest naisest, kes kurtis Telegrammis, et pidi Moskva ja Peterburi vahelisel reisil oma paagi täitmiseks üle 2 tunni ootama. Tõsiasi, et me neid piirkondi üldse mainime, näitab, kui kaugele see kriis on levinud. Need on 2 juveeli Putini jaoks Venemaa kroonil. Kui neid mõjutavad kütusepuudused, siis teistes, palju vähem tähtsates Venemaa piirkondades tekivad tõsised probleemid. Raadio Vaba Euroopa raadiovabadus pakub rohkem teavet. Me ei saa tankida. Krasnodaris pole üldse kütust, vahendab väljaanne ühe juhi sõnu. Üle 1000 kilomeetri kaugusel Tatarstanis ütleb teine. Nagu alati on seier tühja peal ja ma olen lihtsalt paanikas. Kumbki neist ei ole nende 7 piirkonna hulgas, mida me juba nimeliselt mainisime. Ja see on tõestus, et see kütusekriis on levinud üle kogu Venemaa. See, mis nüüd Vladimir Putinil käes on, olenemata sellest, kas ta on valmis seda tunnistama või mitte, on kõige hullem kütusekriis, millega Venemaa on pidanud silmitsi seisma alates Ukraina sõja algusest. Ja see võib väga hästi olla kõige tõsisem selline kriis, millega Venemaa on silmitsi seisnud alates sellest, kui Vladimir Putin võimule tuli. See võib tunduda kummaline väide. Lõppude lõpuks kirjutati umbes samal ajal 2025 aastal Venemaal sarnasest kriisist raporteid. Kui Ukraina hakkas 2025 aasta teisel poolel Venemaa rafineerimistehaseid ründama, hakkasid tekkima järjekorrad ja kehtestati piirangud. Ukraina on augustiks hävitanud vähemalt 17% Venemaa rafineerimisvõimsusest, teatas Guardian. Ja tundus, et Venemaa oli keset sama suurt kütusekriisi nagu praegu. Kuid nüüd ei paista see enam nii olevat. 2025 aasta detsembris avaldatud raportis kirjutas Moscow Times 1600 inimese küsitlusest, mis näitas, et veidi alla veerandi oli kogenud mingit puudust. Ja vaid 6% ütles, et nad kogesid seda probleemi rohkem kui 5 korda. Kõigist neist, kes 2025 aastal puudusega seotud probleemiga kokku puutusid, ütles vaid 10%, et nad ei suutnud leida alternatiivset tanklat. Nii et 2025 aastal esines puudusi, kuid kriisi ei pruukinud olla. 2026 aasta on aga hoopis teistsugune. Kui üle 50 Vene regiooni on kehtestanud piiranguid, on selge, et see, mida me praegu näeme, on suurem kui kõik, mida oleme Venemaal näinud pärast Putini sõja alustamist. Aga kui see number üksi ei ole piisav, et sind veenda, siis on veel midagi. Meeleheide hakkab Venemaal juba võimust võtma, sest on hakanud saabuma teateid probleemidest, mida põhjustavad riigi ulatuslikud kütusepuudused. See tõestab, et tegemist on tõelise kütusekriisiga. Aga enne kui sügavamale läheme, tuletan kiiresti meelde, et vaatate saadet The Military Show. Me uurime pealkirjade taha, et tuua teieni kogu lugu kõigis meie videotes, nii et kindlasti tellige meie kanal, et näeksite meie videoid oma voos ka edaspidi. Praegu Venemaal näeme kindlat märki puuduse tekkimisest. Edasimüüjad. Inimesed, kes tahavad ära kasutada pakkumise ja nõudluse põhilisi majandusreegleid, püüavad Venemaal kokku osta nii palju kütust kui võimalik, et seda siis suure kasumiga edasi müüa.
Kui mäletate COVID-19 pandeemia algusaegu, siis meenub teile ilmselt, kuidas inimesed üritasid kiiret kasumit teenida, ostes kokku tualettpaberit ja kätepuhastusvahendeid. See on täpselt sama asi, ainult et nüüd on selleks kütus. Venemaa üritab juba piirata seda kiiresti kasvavat edasimüügiturgu, püüdes varjata oma kütusekriisi tegelikku ulatust. 22. juuni raportis teatas United24 Media, et digitaalsed platvormid üle kogu Venemaa, sealhulgas Wildberries ja Avito, on hakanud keelustama edasimüüjate kuulutusi, kes üritavad meeleheitel inimestele bensiini müües kiiret raha teenida. Need platvormid ei tee seda omal algatusel. Nad teevad koostööd Venemaa Föderaalse Konkurentsiametiga, et takistada bensiini ja diislikütuse edasimüügi kasvu, mis on alanud pärast kütusekriisi levikut üle Venemaa. Paljud proovisid oma õnne selle raha teenimise skeemiga. Nädal enne raportit andis bensiiniotsing Avitos 740 kuulutust, millest 340 olid tehtud ettevõtete poolt. Praegu lisab United24 Media, et 7000 Venemaa 29 000 tanklast on kütusest otsa korral pärast seda, kui suurimad kütuseturu ettevõtted hakkasid müüki piirama. Need ettevõtted väidavad, et nad püüavad piirata paanilist ostlemist, kuid võib-olla müüvad nad vähem, sest neil endal on vähem kütust. Meeleheide levib ka Venemaa lennundussektorisse. 13. juunil avaldas RBC Ukraina, et Venemaa on kehtestanud tankimispiirangud mitmes kommertslennujaamas, sealhulgas mõnes Krasnodaris, Mahatškalas ja Nižni Novgorodis. Lennukikütuse hulgihinnad on Venemaal samuti 52% kõrgemad kui märtsi alguses. Ja tundub selge, et piiranguid kehtestatakse selle tagamiseks. Kahanenud lennukikütuse varud jõuavad esmalt sõjaväeni ning alles seejärel järjest kaugemalt teise prioriteedina kommertslennufirmadeni. Venemaa on samuti keelanud lennukikütuse ekspordi kuni 30. novembrini, püüdes tugevdada oma siseriiklikke varusid. Nii et otsa ei saa mitte ainult bensiin. Ka lennukikütus kaob Venemaal kiiresti. Eriti Venemaa väike lennundussektor hakkab paanikasse sattuma. Seda kinnitab 22. juuni Kiievi Posti raport, mis paljastab, et väikeste lennukite pilootidel on praktiliselt võimatu oma lennukitele lennukikütust leida. Jällegi tuuakse süüdlastena välja piiratud varud ja tõusvad hinnad, mis mõlemad on Ukraina kampaania tagajärjed Venemaa naftasektori vastu. Sama väljaanne lisab veel ühe infokillu Venemaa ärilennukikütuse probleemide kohta, märkides, et vähemalt 2 lennufirmat on lõpetanud varukütuse andmise oma pilootidele. Nii et kui ilm läheb halvaks või tekib ootamatu ümbersuunamine, siis neil pilootidel pole just palju võimalusi oma lennukite õhus hoidmiseks. Väikelennukite juurde tagasi tulles lisab United24 Media, et mõned piloodid katsetavad oma lennukites autodele mõeldud bensiini. See on halb mõte. On põhjus, miks sa ei näe isegi propellerlennukeid bensiinijaamades tankimas. Autobensiin on vähem stabiilne kui lennukibensiin, mida sellised lennukid peaksid kasutama. Iga kord, kui piloot tõuseb õhku kütusega, mis ei ole tema lennuki jaoks mõeldud, võtab ta endale üsna plahvatusohtliku riski. Mootorid võivad plahvatada ja seda kõike sellepärast, et Venemaal hakkab otsa saama just need konkreetsed kütuseliigid, mida need piloodid tavaliselt kasutaksid. Ikka ja jälle näeme tõendeid Venemaa kütusekriisi kohta. Ja kuigi ajaleht Moscow Times arvab, et see kriis on Kremlile mingil määral hallatav, vähemalt praegu, hakkavad võimalused otsa saama. Ukraina ei kavatse oma kampaaniat lõpetada. Kui üldse, siis see hoopis intensiivistub. Kütusehindade tõstmine võiks loomulikult nõudlust vähendada, kuigi see tekitab ka pahameelt ega lahenda tegelikult kogu probleemi, et paljud venelased ei saa enam autoga sõita. Väljaanne viitab ka sellele, et puudused hakkavad sügiseks iseenesest lahenema, kuigi Ukraina põhjustatud nappuseperioodid muutuvad igal aastal pikemaks. See tähendab siiski põhimõtteliselt seda, et Venemaa ei saa eriti midagi teha peale lootmise, et Ukraina rünnakud aeglustuvad. Ja see toob meid kenasti selle juurde, mis üldse Venemaa kütusekriisi põhjustas. Me ütlesime teile video alguses, et Ukraina on leidnud Venemaa väljalülitusnupu ja on seda ka vajutanud. See tähendab praktilises mõttes seda, et Ukraina on korduvalt rünnanud Venemaa naftatöötlemistehaseid kampaanias, mis sai 2025. aastal tõsiselt hoo sisse ja on 2026. aastal ainult hoogustunud. Wall Street Journal toob näiteks hiljutise rünnaku Moskva peamisele naftatöötlemistehasele, mis varustab enam kui kolmandiku Venemaa pealinnas ja ümbritsevates piirkondades kasutatavast kütusest, tõestusena sellest, mida Ukraina teeb. Lisaks märgitakse, et Ukraina on alates märtsist korraldanud üle 24 sellise rünnaku Venemaa rafineerimistehaste vastu, mis on potentsiaalselt kõrvaldanud umbes 20% Venemaa rafineerimisvõimsusest. See oleks juba iseenesest halb, kuid on ka teisi numbreid, mis näitavad Ukraina kampaania tegelikku ulatust. Raadio Vaba Euroopa Raadio Vabadus avaldab, et Ukraina on 1. maist kuni juuni keskpaigani korraldanud vähemalt 40 rünnakut Venemaa naftarajatiste, sealhulgas rafineerimistehaste, terminalide ja ladude vastu.
Kõige muljetavaldavamate rünnakute käigus tabas Ukraina sihtmärke, mis asusid üle 1500 kilomeetri kaugusel, saates Putini suunas selge sõnumi, et Ukraina droonid suudavad tabada peaaegu kõiki olulisi kohti Venemaal. Euromaidan Press vaatleb olukorda laiemalt, märkides, et Ukraina on alates 2022 aastast tabanud 24 Venemaa 33 suurimast naftarafineerimistehasest, kusjuures enamik neist rünnakutest on toimunud viimase 12 kuu jooksul. Ja asi pole ainult tabatud rafineerimistehaste arvus, vaid selles, et neid tabatakse korduvalt. 22 mail lisas Kiev Independent, et Ukraina on Putini sissetungi algusest peale rünnanud Venemaa naftarafineerimistehaseid kokku 158 korda. Väga umbkaudne keskmine. Kasutades seda arvu ja 24 tabatud rafineerimistehast, annab meile peaaegu 6,6 rünnakut iga tehase kohta. Kuigi arvud varieeruvad loomulikult, sõltuvalt sellest, kui oluliseks Ukraina konkreetset rafineerimistehast peab. Ja 16 juuniks teatas Odessa žurnaal, et Ukraina rünnakud on häirinud üle 30% Venemaa naftatöötlemisvõimsusest. Mitte 20%, nagu väidab Wall Street Journal. Kõik need numbrid näitavad meile, et Venemaal ei ole naftaprobleemi. Tal on Ukraina droonide probleem. Ukraina kineetilised sanktsioonid on kütusepuuduse taga, mis on levinud üle kogu Venemaa. Need on ka põhjuseks, miks Venemaal on raskusi nafta müümisega. Bloombergi taskuhäälingud toovad välja, et 11. juuni OPEC-i raportis selgub, et Venemaa toornafta tootmine oli mais 690 000 barrelit päevas madalam kui OPEC-iga sõlmitud kokkuleppe kohaselt nõutud tase. See ei ole juhus. Ukraina paneb selle nafta põlema, mis tähendab, et Venemaa ei saa seda müüa. Ja see, mis Venemaal alles on, suunatakse siseturule. The Moscow Times lisab, et Venemaa maikuu langus on juba 6. järjestikune kuu, mil Venemaa naftatoodang on vähenenud. Jällegi, süüdi on Ukraina ja selle õhust tulevad sanktsioonid. Nad tekitavad Venemaal praegu tõelist kaost. Mitte ainult siseturu kütuseprobleemide tõttu, mis on juba iseenesest tõsised, vaid iga kord, kui Ukraina hävitab mõne naftarajatise, olgu see rafineerimistehas, depoo või terminal, lööb see Venemaa rahakoti pihta. Kuna naftatulud vähenevad ja maksulaekumised ei too oodatud summasid, kasvab Venemaa eelarve puudujääk üha suuremaks. Ukraina uus hääl teatas 17. juunil, et Venemaa tulud jäävad nüüd prognoositust 28 miljardi dollari võrra väiksemaks, mis mõjutab Putini sõjamasinat. Venemaa peab sõja jätkamiseks jätkuvalt kulutusi tegema, kuid nüüd hakkab ta kaotama palju raha ja see kõik on tingitud Ukrainast. Aga siin läheb Venemaa jaoks halb olukord veelgi hullemaks. Venemaa ei saa neid rafineerimistehaseid, mida Ukraina pidevalt ründab, nii kiiresti parandada. Lääne sanktsioonid on teinud Venemaal raskemaks saada kätte neid komponente, mida on vaja Ukraina droonide poolt kahjustatud masinate parandamiseks. See pole küll võimatu, kuid Venemaa peab sanktsioonidest mööda hiilima, ostes varuosi kolmandatest riikidest, kes ise peavad tarnet ootama ja küsivad paratamatult kõrget juurdehindlust, et kompenseerida Venemaaga äritegemise riski. Nüüd võtavad remondid, mis varem oleksid kestnud päevi, maruosade aeglase liikumise tõttu kuid aega. Ja kui rafineerimistehas on taas töös, on Ukrainal kombeks saata droonid tagasi, et see taas sulgeda. Venemaa jaoks hakkab see tunduma nagu lõputu tsükkel ja see muudab Venemaa inimesed rahutuks. Lisaks järjekordadele tanklapes ja kõigile piirangutele on väikseid märke sellest, kuidas Venemaa kütusepuudus mõjutab tema rahvast. Krimmis peatatakse laste suvelaagrid kütusepuuduse tõttu, teatab Reuters. Võib-olla väike probleem, kuid see on näide sellest, kuidas Putini alustatud sõda pöördub tagasi ja teeb tema rahvale haiget. Palju valusam on tõsiasi, et intressimäärad Venemaal jäävad tõenäoliselt kõrgeks Ukraina sõjakäigus tingitud majandusprobleemide tõttu. Venemaa keskpank langetas baasintressimäärä 19. juunil 14,5%-lt 14,25%-le, mis pealtnäha tundub hea uudisena. Kuid Euronews toob välja, et analüütikud ootasid järsemat langust ning 14,25% on endiselt naeruväärselt kõrge. Keskpanga juht Elvira Nabjulina on samuti hoiatanud, et tema sõnul inflatsiooni soodustavad riskid koos Kremlist tulenevate oodatust suuremate kulutustega tähendavad, et sellised probleemid ei kao niipea kuhugi. Need võivad isegi hullemaks minna, eriti kui Ukraina laiendab oma kampaaniat Vene nafta vastu. Jällegi pöördub Putini sõda tema enda rahva vastu. Ja kui sa arvad, et Kreml kavatseb midagi ette võtta, et vaigistada kogu sellest paratamatult tekkivat rahulolematust, siis mõtle uuesti. Venemaa sõnum oma rahvale, mida edastab Kremli-meelne telesaatejuht Vladimir Solovjov, on see, et igasugune jutt kütusepuudusest sotsiaalmeedias on lihtsalt hüsteeria. Üks kõneleja Solovjovi saates üritas isegi väita, et kõik on korras ja bensiini on igal pool. Aga nii see ei ole. Puudus on levinud Siberist Moskvasse ja kaugemalegi. Ja kuna Putin jätkab toimuva pisendamist, muudab Ukraina olukorra ainult palju hullemaks.
raha hakkab otsa saama. Ka kütus hakkab otsa saama. Ja varem või hiljem paisuvad bensiinijaamade järjekorrad sotsiaalseteks rahutusteks, mida Putin kõige vähem näha tahab. Kõige hullem on olukord Krimmis. Vahemeri. Juba iidsetest aegadest on see olnud üks strateegiliselt tähtsamaid veekogusid planeedil, ühendades otse Aasiat, Aafrikat ja Euroopat. Nimi ütleb kõik. See tähendab ladina keeles tõlgituna meri maa keskel. Vahemere mereväeline kontroll on alati olnud hädavajalik selle olulise piirkonna julgeoleku tagamiseks ja jõu projitseerimiseks, eriti mere 3 peamise kitsuskoha puhul: Gibraltari väin lääneosas, Suessi kanal ja Türgi väinad idas. Kontroll nende kitsaste läbipääsude üle võimaldab riikidel jõudu projitseerida, oma laevandust kaitsta ja vajadusel vastaste logistikat häirida. Kuna pinged maailmas kasvavad ja üleilmne kaubandusvõrk on üha suurema ohu all, pole kontroll Vahemere üle kunagi olnud strateegiliselt nii oluline kui praegu. Allveelaevad pakuvad selles keskkonnas ainulaadset eelist, viies läbi salajast jälgimist, jälgides mereväe liikumisi, kogudes olulist luureinfot vaidusalustes piirkondades ning olles võimas heidutusvahend. Selle tulemusena muutub võitlus ülekaalu pärast Vahemere lainete all üha pingelisemaks. Vaatame lähemalt, millised allveelaeva jõud tegutsevad selles meres, kuidas nad omavahel võrreldavad on ning kuidas nad mõjutavad jõudude tasakaalu piirkonnas nii täna kui ka tulevikus. Vahemere rannikul on 21 suveräänset riiki, lisaks 1 Briti meretagune ala, Gibraltar ning Palestiina rannikuala. Selles meres on ka 2000 kuni 2200 saart, mis kuuluvad nende riikide jurisdiktsiooni alla. Kui me peame Küprost Euroopa riigiks, mitte Aasia riigiks, siis neist riikidest 12 on Euroopa riigid. Prantsusmaa, Hispaania, Itaalia, Kreeka, Horvaatia, Sloveenia, Bosnia ja Hertsegoviina, Montenegro, Albaania, Malta, Monaco ja Küpros. Nendega jagavad merd 5 Aafrika riiki: Maroko, Alžeeria, Tuneesia, Egiptus ja Liibüa. Vahemere riikide nimekirja lõpetavad 5 Aasia riiki: Türgi, Iisrael, Süüria, Liibanon ja osaliselt tunnustatud Palestiina riik. Mõistetavalt on kõigil neil riikidel aktiivne merevägi, välja arvatud Palestiina ning Bosnia ja Hertsegoviina, kelle merevägi on Iisraeli aastakümnete pikkuse kurnamise ja blokaadi tõttu sisuliselt lakanud eksisteerimast. Nende hulka kuuluvad suured laevastikud nagu Prantsusmaa, Itaalia ja Türgi omad, mida peetakse maailma võimsaimateks, samuti väiksemad, kuid võimekad mereväed sellistelt riikidelt nagu Montenegro ja Albaania. Isegi Monaco mikroriik peab väikest mereväeüksust ranniku patrullimiseks ja turvalisuse tagamiseks. Aastal 2026 kasutab ainult 8 neist riikidest oma laevastikes allveelaevu. Oluline on see, nagu me varsti avastame, et vähemalt 2 riigipaari vahel on pikaajalised rivaalitsemised. Kui nende vahel peaks kunagi puhkema relvakonflikt, mängiksid nende allveelaevastikud lahingu tulemuses olulist rolli. Kõige võimsam allveelaevastik nende riikide seas kuulub Prantsusmaale, kuna see on ainus riik, mis kasutab tuumaenergia jõul töötavaid ründeallveelaevu. Kõik teised kasutavad ainult diiselelektrilisi või õhust sõltumatul jõul töötavaid ehk AIP allveelaevu ning ainult ühel, Türgil, on tulevikus plaanis soetada tuumajõul töötav allveelaev. Prantsusmaa 9 tuumajõul töötavat allveelaeva asetavad selle veealuste suurvõimude hulka. Lisaks Prantsusmaale kasutavad tuumajõul töötavaid allveelaevu vaid veel 5 riiki: USA, Venemaa, Suurbritannia, Hiina ja India. Tuumajõul töötavatel allveelaevadel on 4 peamist eelist võrreldes tavapäraste diiselelektriliste ja AIP tehnoloogiaga allveelaevadega. Esiteks pakuvad need piiramatu tegevusraadiuse ja kestvuse. Erinevalt tavapärastest mootoritest ei vaja tuumareaktorid õhku, seega saavad nad vee all püsida kuid ja töötada aastakümneid ilma tankimata. See annab tuumaallveelaevadele praktiliselt piiramatu tegevusraadiuse, mida piiravad vaid meeskonna toit ja varud. Teiseks annab tuumaenergia tohutult palju energiat, võimaldades neil allveelaevadel hoida suuri kiirusi, sageli üle 30 sõlme pika aja jooksul. See teeb tuumaallveelaevadest võimelised kiireks, üleilmseks paigutamiseks ja strateegiliseks ümberpaigutamiseks, mis pole tavapäraste jõuallikatega laevade puhul lihtsalt võimalik. Kolmandaks, erinevalt diiselelektrilistest allveelaevadest, mis peavad mootoreid käivitamiseks ja akude laadimiseks pinnale tõusma, ei pea tuumaallveelaevad üldse snorgeldama.
Nad võivad kogu oma missiooni vältel täielikult vee all püsida, mis suurendab oluliselt nende varjatust ja ellujäämisvõimet. Neljandaks, nad võivad kanda tuumarelvi, kuigi olgu selguse huvides öeldud, et mitte kõik tuumaallveelaevad ei ole võimelised kandma tuumarelvi. Põhimõtteliselt on olemas 3 tüüpi tuumaallveelaevu: SSBN-id, SSN-id ja SSGN-id. Kõigi 6 riigi SSBN-id, kellel on tuumaallveelaevad, on spetsiaalselt loodud kandma ja välja laskma tuumalõhkepeadega varustatud allveelaevadelt lastavaid ballistilisi rakette ehk SLBM-e. Need moodustavad nende riikide tuumatriadi merel põhineva osa, mida peetakse ka kõige raskemini hävitatavaks osaks. Kuna SSBN suudab peituda maailma ookeanides sügaval mitmeks kuuks, on selle jälitamine äärmiselt keeruline isegi kõige arenenumate merevägede jaoks. See tagab kindla teise löögivõimekuse, mis hoiab vastaseid tagasi esimeselt tuumarünnakult, muutes SSBN-id nende riikide riikliku julgeoleku doktriinide keskseks osaks. Vastupidiselt sellele on SSN-id peamiselt loodud teiste laevade ja allveelaevade jälitamiseks tavaliste torpeedode ja tiibrakettidega. Kuigi mõned Vene SSN-id võivad olla varustatud tuumalõhkepeaga tiibrakettidega, ei ole need mõeldud tuumaballistiliste rakettide kandmiseks. On üks võimalik erand, millest räägime veidi hiljem. Prantsusmaal on kokku 9 allveelaeva, kõik tuumajõulised, sealhulgas 4 tuumalõhkepeaga SSBN-i ja 5 tavarelvastusega SSN-i. Soleil Le Triomphe klassi SSBN-i, Le Triomphe, Le Téméraire, Le Vigilant ja Le Terrible võeti kõik kasutusele aastatel 1997 kuni 2010. Need asuvad Île-Anguel Bresti linnas Lääne-Bretagnis. Need suured, moodsad ja äärmiselt vaiksed alused on veidi alla 450 jala pikkused ning nende veepealne veeväljasurve on 12 640 tonni ja veealune 14 335 tonni. Neid käitab 150 megavatine 200 000 hobujõuline KK-15 surveveereaktor, mis võimaldab vee all liikuda üle 25 sõlme kiirusega ja piiramatul kaugusel. Need on varustatud 4 21-tollise torpeedotoruga, mis suudavad tulistada nii FF-17, MOT-2 F-21 rasketorpeedosid kui ka MBDA Exocet SM-39 laevatõrjerakette ehk SSM-e. Veelgi olulisem on tuumaheidutuse seisukohalt see, et kõik 4 Le Triomph'i klassi allveelaeva kannavad 16 vertikaalselt välja lastavat M51 ballistilist raketti. Igaüks varustatud mitme TN-75 termotuumalõhkepeaga, mis kasutavad MIRV-tehnoloogiat ehk mitme iseseisvalt sihitava taasisselaskemooduli tehnoloogiat. Samuti 115 kilotonnise TN-75 termotuumalõhkepeaga, millel on 6 iseseisvalt sihitavat taasisselaskemoodulid ehk MIRV-id. 3 Prantsusmaa 4 SSBN-ist on uuendatud täiustatud versiooniga M51,2, mis Prantsusmaa kaitseministeeriumi andmetel suurendab oluliselt raketi lennuulatust umbes 5600 miilini. Uus rakett on mõeldud kandma ka uut TNO tuumalõhkepead, mis on arenenum ja loodud olema vastupidavam kui vanem TN-75 lõhkepea. Lisaks oma SSBN-idele on Prantsusmaal praegu kasutusel ka 5 SSN-i. 3 neist kuuluvad kaasaegse Barracuda ehk Suffreni klassi, Suffren, Duguay-Trouin ja Torville ning 4. De Grasse on praegu merel katsetamisel. Veel 2, De Grasse ja Duc de Bouillon on katsetamisel või ehitamisel. Need on mõeldud asendama Prantsusmaa 12 aktiivset ründetuumaallveelaeva, vananeva Ruby klassi, Amethysti ja Pearli. Pearle on tegelikult plaanis pensionile saata 2028 aasta keskpaigas. Pärast tõsiseid kahjustusi tulekahjus 2020 aastal remonditi laev ja see naasis aktiivteenistusse 2023 aasta juulis. Siiski saadetakse see peagi pensionile, et teha ruumi uuele Barracuda klassi laevale. Ruby klassi laevade pikkus on umbes 241,5 jalga ja veealune veeväljasurve 2600 tonni. Need on varustatud 4 torpeedotoruga F-17 torpeedode ja Exocet SM-39 SSM-ide jaoks. Võrreldes sellega pakuvad uued Barracuda klassi laevad märkimisväärselt suuremat jõudlust ja tulejõudu. Need on pikemad, peaaegu 325 jalga ja nende veealune veeväljasurve on üle 2 korra suurem, 5300 tonni.
Need suudavad tulistada 24 relva 4 torpeedotoru kaudu, sealhulgas MDCN tiibrakette maismaa sihtmärkide ründamiseks, F-21 torpeedosid, Exocet SM-39 laevatõrjerakette ja meremiine. Need on varustatud ka eriüksuste väljalaskesüsteemiga, mis teeb neist allveelaevadest piisavalt mitmekülgsed, et toime tulla laevadevastaste, allveelaevadevastaste, maismaarünnakute, luure ja eriüksuste operatsioonidega. Teoorias tähendab see, et Prantsusmaa on ainus Vahemere riik, kellel on tuumajõul töötavad ja tuumarelvastusega allveelaevad, et ta peaks piirkonna veealuses tegevusruumis vaidlustamatult domineerima. Aga see ei pruugi olla nii 2 põhjusel. Esiteks, ühe märkimisväärse erandiga on kõigil teistel Vahemere allveelaevu kasutavatel riikidel valdavalt kohalik ja regionaalne fookus. Türgil on laiem geopoliitiline haare, kuna neil on baasid Põhja-Küprosel, Kataris ja Somaalias. 2018. aastal sõlmis Türgiga 99-aastase rendilepingu Suakini saare kohta Sudaanis, kavatsusega rajada sinna suur mereväebaas, kuigi arendust on takistanud selles riigis kestnud mitmeaastane kodusõda. Samuti on Türgil sõjalise koostöölepingud Albaania ja Aserbaidžaaniga ning eelbaasid Iraagis, Süürias ja Liibüas. Seega ulatub Türgi sõjaline strateegia märkimisväärselt kaugemale oma piiride kaitsmisest. Kuid tänu Prantsusmaa varasemale suurkoloniaalvõimu staatusele ulatuvad tema geopoliitilised ja majandushuvid üle kogu maailma. See tähendab sisuliselt, et tema tuumaenergial töötavad allveelaevad ei saa keskenduda täielikult Vahemere piirkonnale. Nad peavad tegutsema Atlandi, India ja isegi Vaikse ookeani vetes ning kaitsma Prantsusmaa ülemaailmseid huve. Seega võib tegelikult vaid mõni Prantsusmaa allveelaev olla igal ajahetkel Vahemere operatsioonideks saadaval. Teiseks pakuvad mõnes olukorras diiselelektrilised ja eriti AIP-toitel allveelaevad märkimisväärseid eeliseid võrreldes oma suuremate ja võimsamate analoogidega. Ja Vahemeri on piirkond, kus selliseid olukordi leidub rohkelt. Alustuseks on olemas kulutegur. Tuumaenergia jõul töötavatel allveelaevadel on nii ehitamisel kui ka kasutamisel oluliselt kõrgemad kulud kui tavapärase jõuallikaga allveelaevadel. Näiteks USA Virginia klassi tuumaründe allveelaev maksab 1,8 kuni 3,6 miljardit dollarit. Võrdluseks, kaasaegne Rootsi Gotlandi klassi diiselelektriline allveelaev AIP-süsteemiga maksab umbes 200 miljonit dollarit ning isegi Saksamaa tippmudel Type 212 maksab vähem kui poole Virginia klassi laeva hinnast, umbes 1,3 miljardit dollarit. Tuumaallveelaeva ülalpidamine on samuti palju kallim. Ühe Virginia klassi allveelaeva aastased ülalpidamiskulud on hinnanguliselt 140 miljonit dollarit, mis katab meeskonna, hoolduse ja toe. Diiselelektrilised allveelaevad vajavad sagedasemat tankimist. Siiski on nende kogu elutsükli kulud hinnanguliselt vaid murdosa tuumaallveelaevade omadest, kusjuures tuumaallveelaevastiku kogu elutsükli kulud on hinnanguliselt 50–70% kõrgemad kui diiselallveelaevastikul. Tuumaallveelaevastiku lisakulu võib olla täiesti õigustatud sellise riigi jaoks nagu Prantsusmaa, kus tuumaallveelaeva avamere eeliseid ei suuda odavamad diiselelektrilised või AIP-toitega laevad pakkuda. Kuid riikide jaoks nagu Itaalia, Hispaania, Alžeeria ja Egiptus, kelle mereväe fookus on peamiselt regionaalsel kaitsel ja rannikualade operatsioonidel, mitte jõuprojektsioonil, ei ole tohutuid lisakulusid tuumaallveelaevade jaoks strateegiliselt võimalik õigustada. Tuumaallveelaevade ehitamise ja ülalpidamise ülikõrged kulud ületavad lihtsalt enamiku riikide kaitse-eelarveid. Enamikul riikidel puudub ka lihtsalt väga arenenud tööstusbaas, spetsialiseeritud laevatehased ning tuumainseneride ja ohutuse alal koolitatud tööjõud, mis on vajalikud tuumajõul töötava allveelaevastiku arendamiseks ja ülalpidamiseks. Diiselelektrilised AIP allveelaevad on seevastu märkimisväärselt odavamad, võimaldades väiksematel merevägedel hankida ja ülal pidada oma laevastikku. Mitte et Türgi mereväge või kaitse-eelarvet võiks ülemaailmsete standardite järgi väikeseks pidada. Arvuliselt on Türgil juba rohkem allveelaevu kui Prantsusmaal, 12 alust võrreldes 9-ga. Seisuga 2026 opereerib Türgi merevägi 12 diiselelektrilist ründeallveelaeva, plaanides suurendada laevastikku 18-ni. Kõik on tavapärase jõuallikaga, kusjuures uuem reisklassi allveelaevadel on AIP ajam ja ülejäänud töötavad diiseleelektrimootoritega. Kõige vanemad neist on 3 Atalai klassi allveelaeva, TCG Yildirim, TCG Doganai ja TCG Tulunai.
4. laev TCG Bertak arvati hiljuti juunis 2025 teenistusest välja ning Yildirimit kasutatakse praegu katse- ja väljaõppelaevana, samal ajal kui ülejäänud 2 laeva on endiselt aktiivses teenistuses. Pikkusega 193,5 jalga ja veealuse veevälja survega 1200 tonni on neil 8 torpeedotoru 14 torpeedo jaoks, sealhulgas kodumaised Achilli rasketorpeedod. Türgi 4 Preveze klassi allveelaeva on uuemad, võetud teenistusse aastatel 1994 kuni 1999. TCG Preveze, TCG Sakarya, TCG 18 Mart ja TCG Anafatalar on Atalai klassist veidi pikemad, pikkusega 200,1 jalga. Veealune veevälja surve on 1586 tonni ning neil on samuti 8 torpeedotoru 14 torpeedo jaoks. Erinevalt vanematest Atalai klassi Type 209-200 allveelaevadest põhinevad need suuremal Saksa Type 209-1400 mudelil ning ehitati Türgis. Veelgi uuemad on 4 Gur-klassi laeva: TCG Gur, TCG Çanakkale, TCG Burak Reis ja TCG B Inanç. Aastatel 2003-2007 kasutusele võetud laevad on täiustatud versioonid Saksamaa Type 209 T21-1400 mudelitest, mis on ehitatud Türgis. Neil on sama 200,1 jalane pikkus ja 8 torpeedotoru nagu Preveze klassil, kuid nende veealune veevälja surve on veidi suurem, 1586 tonni. Türgi allveelaevastiku praegune lipulaev on uue Reis-klassi esimene laev TCG Piri Reis, mis võeti kasutusele 2024 aastal. Veel 5 Reis-klassi allveelaeva on hetkel ehitamisel või tellitud, mis suurendab oluliselt laevastiku suurust ja võimsust. Need Saksamaa Type 214 TN modifikatsioonid, mis on Türgis ühistootmises valminud, on 67 meetrit pikad, veealuse veevälja survega 1800 tonni ning varustatud AIP jõuseadmega, mis võimaldab nädalade pikkust varjatud veealust tegutsemist. Laeva 8 torpeedotoru suudavad välja lasta Achilli torpeedosid ja idas õhutõrjerakette, andes neile mitmekülgse kasutusprofiili. Nagu varem mainitud, on Türgi teatanud oma kavatsusest arendada pikemas perspektiivis tuumaenergia jõul töötav allveelaev, mida tuntakse nimega Nihukten. Siiski on kavatsus arendada tuumaenergia jõul töötav allveelaev, mitte tuumarelvastusega laev. Türgi ei ole vähemalt ametlikult tuumariik ega kavatse selleks saada. Selle laeva võimaldatavad täiustatud avamere operatsioonid viitavad Türgi laienevatele geopoliitilistele ambitsioonidele. Siiski on ebatõenäoline, et Türgi peamine kavatsus on paigutada Nihukten Vahemerre. Kui sulle meeldivad igapäevased ülevaated maailma tähtsaimatest sõjauudistest ja põhjalikud analüüsid viimastest sõjalistest arengutest, siis kindlasti telli see kanal. Saates The Military Show läheme pealkirjadest palju sügavamale, et tuua sinuni kogu lugu ja selgitada, miks see oluline on. Nagu varem mainitud, ei ole tuumaenergia jõul töötavad allveelaevad alati tõhusam valik võrreldes tavapärase jõul töötavate allveelaevadega ning Vahemeri on selle kohta ideaalne näide. Merd iseloomustavad arvukad saared, madalad rannikualad, kitsad rannikuäärsed piirkonnad, saarestikud ja mitmed kitsad pudelikaelad. Tavapärase jõul töötavate allveelaevade väiksem suurus ja parem manööverdusvõime sobivad paremini sellistesse olukordadesse, kus suuremad ja kallimad tuumaallveelaevad on vähem tõhusad ja haavatavamad. Kui nad töötavad akude või AIP-toitel, on nad märgatavalt vaiksemad kui tuumaallveelaevad, mille reaktori jahutuspumbad tekitavad pidevat mehaanilist müra. See võimaldab väiksematel allveelaevadel vaikselt merepõhjas varitseda, muutes nad tõhusateks varitsusküttideks nii pealveelaevade kui ka teiste allveelaevade vastu. Kuina diisel, elektri ja AIP-toitel allveelaevad on palju odavamad ehitada ja käigus hoida, saab merevägi kasutada suuremat hulka aluseid rannakaitseks, seireks ja meretõkestusülesanneteks kodu lähedal, pakkudes suuremat taktikalist tõhusust piirkondlikes konfliktides. Tuumaenergia jõul töötavate allveelaevade pikem tööaeg ja tuumarelva võimekus annavad nendes vetes palju väiksema eelise võrreldes avamerega. Suures osas vähendab vajadus tuumaenergia jõul töötavate allveelaevade järele Vahemeres ka asjaolu, et nii paljud Euroopa riigid koos Türgiga on NATO liikmed. Kui piirkonna pinged kunagi tõusevad nii kõrgele, et tuumaallveelaevade lisatugevus ja pikemad missioonid muutuvad kriitiliseks, ootaksid Vahemere NATO liikmed, et Prantsusmaa, Suurbritannia ja USA tuumaallveelaevad tuleksid seda puudujääki täitma.
samas on Türgi peamine rivaal piirkonnas teine NATO liige Kreeka. Kahe riigi pikaajalised vaidlused, eriti Küprose saare üle, on kindlasti olnud kontrolli all tänu nende ühisele NATO liikmesusele. Kuid see pole takistanud Kreekat kokku panemast omaenda muljetavaldavat talvelaevastikku. See on väiksem kui Türgi oma ja vanem, kuid pakub siiski tõhusat heidutust Egeuse mere ja Ida-Vahemere madalates, saarterohketes vetes. 2026 aasta seisuga opereerib Kreeka merevägi 5 diiselelektrilist ründalvelaeva, 4 kaasaegset Papa Nikolise klassi ja 5 vanemat laeva, 1 Okeanose klassi, 3 Poseidoni klassi ja 1 Glafkose klassi allvelaev. Nagu Türgi allvelaevad, ehitati ka 4 kaasaegset allvelaeva Papa Nikolis, Pipinos, Matrosos ja Katsonis S-123 Kreekas Saksa disainide järgi, seekord Type 214 Aachen põhjal. Need on diiselelektrilised AIP-süsteemiga, mis võimaldab pikemaajalist veealust tegutsemist pikkusega 213,25 jalga ja veealuse veeväljasurvega 1600 tonni. Lisaks 8 torpeedotoru, 14 Black Shark rasketorpeedo ja allveelaevalt lastavate Harpoon laevatõrjerakettide jaoks. Need on sisuliselt võrreldavad Türgi laevastiku tippallvelaevadega. Kuigi ainus Okeanose klassi allvelaev, samanimeline Okeanos, sai uuenduse koos tagantjärele paigaldatud mootoriga, hakkavad see ja teised vanemad Kreeka allvelaevad juba üsna vanaks jääma. Seega on Kreeka merevägi juba alustanud plaanidega asendada need kaasaegsete allvelaevadega ning kaalumisel on Prantsuse, Saksa ja Rootsi mudelid. Itaalia allvelaevadega on sarnane lugu, kuigi kuna Itaalial pole otsest rivaali nagu Kreekal, pole moderniseerimise vajadus ilmselt nii pakiline. Itaalia merevägi kasutab praegu 8 diiselelektrilist ründeallvelaeva, 4 kaasaegset, kuid vananevat Saro klassi ja 4 moodsat Todaro klassi allvelaeva. Kuid nagu ka teised seni mainitud riigid, on Itaalia samuti sügavalt kaasatud ulatusliku allvelaevade moderniseerimisprogrammi. Eriti märkimisväärne on see, et esimese 4 järgmise põlvkonna U-212 NFS allvelaeva kiilupaneku tseremoonia toimus 2026 aasta veebruaris. Need on mõeldud vananeva Saro klassi asendamiseks. See ei tähenda, et Saro klassi allvelaevad oleksid ebatõhusad. Lihtsalt nende teenistusaja lõpp on lähedal. Nelly Live, Salvatore Pelosi, Primo Longobardo, Gianfranco Gassana, Piero S-525 ja Giuliano Brini võeti teenistusse aastatel 1988 kuni 1995. Need diiselelektrilised allvelaevad on 218,8 jalga pikad, vee all on nende veeväljasurve 1450 tonni ning neil on 6 torpeedotoru Black Shark rasketorpeedode ja Sub-Harpoon laevavastaste rakettide jaoks. Itaalia allvelaevastiku praegused lipulaevad, Todaro klassi allvelaevad, on palju kaasaegsemad. 4 laeva, Salvatore Todaro, Cire, Todaro klassi tüüpi 212A ja Pietro Venuti võeti kasutusele aastatel 2006 kuni 2017. Diiselelektrilise AIP jõuseadmega varustatud Itaalia tüüpi 212A allvelaevad, mis on algse Saksa disaini modifikatsioonid, on 56 meetrit pikad, veealune veeväljasurve on 1650 tonni ning relvastus on sama, mis Saro klassil. Uus U-212 Near Future allvelaev ehk NFS tõstab Itaalia allvelaeva võimekuse märkimisväärselt uuele tasemele. Tootja, Itaalia kaitsetööstuse hiiglase Fincantieri sõnul kujutab U-212 NFS allvelaevaklass endast märkimisväärset arenguhüpet võrreldes selle eelkäijate U-212A klassiga. Tänu küpsemale disainile, suuremale kodumaise tehnoloogia osakaalule ja pardasüsteemide paremale integreeritusele. Itaalia tööstuse poolt välja töötatud uuendused, sealhulgas liitiumioonajaami aku ja uus lahingusüsteem, tagavad suurema varjatuse, vastupidavuse, tõhususe ja küberkindluse. U-212 NFS varustatakse maasihtmärkide vastu mõeldud tiibrakettidega, torpeedode ja mehitamata allveesõidukitega. Lisaks sellele saab alus mitmeid sensoreid, uuendatud side ja elektroonilise sõjapidamise süsteemi ning täiustatud autopiloodi tehnoloogia, et säilitada teadlikkus ja töövõime. Allveelaeva pikkus on 194 jalga laius, 23 jalga ning sellel on 2-tasandiline tekk, et mahutada üle 30 meeskonnaliikme.
kui need tarnitakse, mis on planeeritud ajavahemikku 2029 kuni 2032, annavad need Itaalia käsutusse tõenäoliselt kõige tipptasemel mitte tuumajõul töötavad allveelaevad Vahemere vetes. Vähemalt praegu on kõige tõenäolisem, et nende uute ja arenenud allveelaevade toetust hädaolukorras vajab teine NATO liige, Hispaania. Arvestades, et Hispaania koos brittidega Gibraltaril vastutab suuresti kriitilise tähtsusega Gibraltari väina turvalisuse eest, võiks eeldada, et Hispaanial on märkimisväärne allveelaevastik. Tegelikult on Hispaania laevastikus praegu vaid 3 allveelaeva ning 2 neist pärinevad 1980 aastatest. Hispaania Galerna klass, tuntud ka kui S-70 Agosta klass, on nüüdseks oma teenistuse lõppu jõudmas ning alles jäänud S-71 Galerna asendatakse uue S-80 pluss klassiga ehk Isaac Pereli klassi allveelaevadega, mis peagi teenistusse astuvad. Nüüd, nagu teisedki Euroopa allveelaevajõud Vahemerel, viib ka Hispaania läbi suurt mereväe moderniseerimisprogrammi, mille keskmes on 4 uue S-80 pluss tüüpi allveelaeva arendamine. Raskete torpeedodega relvastatud ja tulevikus ka täiustatud AIP jõuseadmega varustatud need uued diiselelektrilised ründeallveelaevad tähistavad Madridi allvevõimekuse jaoks suurt arenguhüpet. Siiski jätsid konstruktsioonivead ja valitsuse eelarvekriis Perali projekti aastateks toppama. Kulus 5831 päeva aluse kiilupaneku tseremooniast, enne kui Hispaania lasi esimese selle klassi allveelaeva Isaac Perali vette 2021 aasta mais. Selle klassi teine allveelaev S-82 Narciso Monturiol alustas mereteste 2025 aasta lõpus ning järgmised 2 laeva on praeguses 6 tellitud laevastikus. Kokku pandi Cosme Garcia ja Mateo Garcia de los Reyes kiilud maha vastavalt 2010. ja 2011. aastal ning nende kasutusele võtmist oodatakse vastavalt 2028. ja 2029. aastal. Isaac Perali klassi laevad on pikemad kui enamik praeguseid Vahemere allveelaevu, olles 265,7 jalga pikad ja raskemad, vee all veeväljasurvega 2965 tonni. 5000 meremiili tegevusraadiusega on nende autonoomsus kuni 50 päeva. Nad on relvastatud meremiinidega ning lisaks on neil 533 mm torpeedotorud TM2A4, Sea-Hake rasketorpeedo UGM-84 harpuunraketi ja soovi korral ka Black Shark torpeedo jaoks. Kui kogu Isaac Perali klassi allveelaevade koosseis on töökorras, on Hispaanial paberil kõige võimsam tavajõul töötav allveelaevastik Lääne-Vahemere piirkonnas. Senikaua on Alžeerial Hispaania ees allveelaevade osas märkimisväärne eelis. Alžeeria rahvuslik merevägi opereerib praegu 6 tavapärast diiselelektrilist allveelaeva, mis kõik on Vene kiloklassi variandid ning arvatakse, et tellitud on veel 2 moderniseeritud kiloklassi allveelaeva. Esimesed 4 O-21, Messali El Huji, O-22, Akram Pusha, O-31, El Varsenis ja O-32, El Ogar kuuluvad projekt 636 Varshavjanka klassi ning on peamiselt mõeldud laevavastasteks ja allveelaevavastasteks operatsioonideks suhteliselt madalates vetes. Torpeedokerega allveelaev on 238,2 jalga pikk. Vee all on selle veevälja surve 3076 tonni ning väidetavalt suudab see saavutada kiirust kuni 25 sõlme. Need on relvastatud 6 533 mm torpeedotoruga, pardale mahub kuni 18 isejuhituvat või juhtmega juhitavat torpeedot või 24 AM-1 miini ning neid saab varustada ka 4 kaliibrtüüpi tiibraketiga. Alžeerial on ka 2 vanemat projekti, 877 EKM allveelaeva, mis on algse kiloklassi allveelaevad. Siiski uuendati Ruiz Hajj Mubarakit ja El Hajj Slimanet 2010. aastatel, et pikendada nende kasutusiga ja integreerida kaasaegseid relvi. Õnneks, hoolimata pikaajalistest ja sügavatest strateegilistest sidemetest nii Venemaa kui ka Hiinaga, hoiab Alžeeria sõbralikke ja paranevaid suhteid nii EL-i kui ka NATO-ga. Seega on tõenäosus, et Vahemere lääneosas tegutsevate allveelaevavõimude vahel tekib veealune konflikt väike. Sama ei saa öelda mere teise otsa kohta. Egiptusel ja Iisraelil võib küll olla rahuleping, mis on kehtinud alates selle allkirjastamisest 1979 aastal. Kuid need 2 riiki on pärast Iisraeli riigi loomist 1948 aastal olnud sõjas 4 korda. Araabia-Iisraeli sõda samal aastal 1956 aasta.
Suessi kriis 1967 aasta, 6-päevane sõda ja 1973 aasta Jom Kippuri sõda. Kuigi ulatuslik kaubandus ja sõjaline koostöö nende kahe riigi vahel on püsinud stabiilsena, on pinged viimastel aastatel kasvanud. Egiptus on kritiseerinud Iisraeli tegevust Gazas, eriti selle sõjalist kohalolekut Philadelphia koridoris, mida Kairo peab rahulepingu rikkumiseks. Iisrael omalt poolt tunneb, et Egiptus on püüdnud sekkuda Iisraeli ja Liibanoni vahelistesse läbirääkimistesse ning ei ole rahul sellega, mida ta peab provokatiivseteks sõjalisteks õppusteks Iisraeli piiri lähedal. Arvestades Suessi kanali äärmiselt suurt strateegilist tähtsust, mängiksid kahe riigi allveelaevastikud tõenäoliselt otsustavat rolli, kui pinged peaksid üle minema relvastatud konfliktiks. Egiptuse merevägi kasutab praegu 8 allveelaeva, mis jagunevad 2 klassi. 4 kaasaegset S-41 klassi Type 2 109 400 MOD allveelaeva. Saksamaal ehitatud diiselelektrilised ründeallveelaevad ning 4 vanemat Romeo-klassi ehk Type 033 Hiinas ehitatud allveelaeva, mis põhinevad Nõukogude Liidu disainil. S-41 klassikerega laevad on kõrgekvaliteedilised, ehitatud tüüpilise Saksa kvaliteediga ning lasti vette aastatel 2015 kuni 2020. Need on 204 jalga pikad. Vee all on nende veeväljasurve 1600 tonni ning need on varustatud 8 533 mm torpeedatoruga, kuhu mahub kuni 14 DM-2A4 Seahawk Mod 4 torpeedot või UGM-84L Harpoon Block 2 laevatõrjeraketti. Samuti suudavad nad paigaldada meremiine. 4 vanemat allveelaeva on kirjas kui aktiivsed, kuid tegelikkuses kasutatakse neid tõenäoliselt väljaõppeks või sadamatöödeks nende vanuse ja iganenud tehnoloogia tõttu. Kuid nagu iga teinegi riik, kellest oleme rääkinud, hindab Egiptus järgmise põlvkonna allveelaevu nende asendamiseks ning väidetavalt pakuvad kõige rohkem huvi Prantsuse Barracuda klass ja Hispaania S-80+ klass. Iisraeli merevägi kasutab omalt poolt 6 Dolphin klassi allveelaeva, mis on ehitatud Saksamaal HDW tehases. Need on ühed maailma kõige arenenumad diiselelektrilised allveelaevad ja moodustavad Iisraeli merel põhineva heidutuse tuumiku. Esimesed 3, INS Dolphin, INS Leviathan ja INS Tecuma, kuuluvad Dolphin 1 ehk S-77 klassi ning võeti kasutusele aastatel 1999–2000. Need on 188 jalga pikad, vee all 1900 tonni veeväljasurvega ning varustatud 6 533 mm torpeedotoru ja 4 650 mm toruga tiibrakettide, miinide või eriüksuste sõidukite jaoks. Uuemad Dolphin 2 ehk S-78 klassi allveelaevad on varustatud AIP-süsteemiga pikemaks veealuseks tööks, on 225 jalga pikad ning vee all 2400 tonni veeväljasurvega. Neil on samad relvastused nagu S-77 klassil, kuid neil on täiustatud süsteemid, mittemagneetiline kere, täiustatud vargtehnoloogia ja võimekus eriüksuste väljasaatmiseks. Esimesed 2 selle klassi allveelaeva, INS Tannin ja INS Rahav, võeti kasutusele vastavalt 2014 ja 2016 aastal, 3. INS Drakon anti üle 2024 aastal ning on praegu meretestidel. Loomulikult, kui kõik teised piirkonnas tegelevad moderniseerimisplaanidega, siis Iisrael ei ole erand. 2022 aastal sõlmisid Iisrael ja Saksamaa lepingu 3 järgmise põlvkonna Dakar-klassi allveelaeva ehitamiseks, mis asendavad vananevad Dolphin 1 tüüpi allveelaevad ning mille tarned algavad 2027 aastast ja kestavad 2030. aastate alguseni. Need laevad peaksid olema suuremad, parema AIP-süsteemiga, täiustatud lahingusüsteemide ja sensoritega ning suurema rakettide ja mehitamata süsteemide kandevõimega. Need uued laevad peaksid võimaldama Iisraelil säilitada veealuse ülekaalu Egiptuse ees ka järgmise põlvkonna jooksul. Kuigi Iisraeli ja Türgi suhted halvenevad samuti ning Iisraeli suhe Alžeeriaga on parimal juhul jahe. Võib juhtuda, et Iisrael peab toetuma salajasele võimekusele, kui lähitulevikus puhkeb täiemahuline islamisõda Iisraeli vastu, nagu see oli 1948 aastal. Tuumarelvad. Iisraeli tuumaarsenal on üks maailma kõige halvemini hoitud sõjasaladusi. Iisrael ja tema peamised liitlased, nagu USA, järgivad ametlikult tuumaebaselguse poliitikat, kuid kõik teavad, et neil on need olemas. On laialdaselt usutud, et kõik Iisraeli allveelaevad on võimelised tuumarelvi välja laskma, muutes need mõneks vähestest diiseleelektrilistest allveelaevadest maailmas, mis seda suudavad.
Need 650 mm torud nii Dolphin 1 kui ka Dolphin 2 allveelaevadel suudavad välja lasta Popeye Turbo allveelaevalt välja lastavad tiibraketid, mida laialdaselt hinnatakse tuumalõhkepeade kandjatena, mille lõhkejõud on umbes 200 kilotonni ja ulatus vähemalt 930 miili. Kui see on tõsi, annaks see Iisraelile ellujäämisvõimelise merel baseeruva teise löögivõimekuse, asetades selle samale jõutasemele Prantsusmaaga. Kui kõik kokku võtta, siis arvestades nii suurt allveelaevade jõudu Vahemeres, on raske ette kujutada, et välisjõud nagu Venemaa ja Hiina suudaksid kunagi Vahemeres otsustavat jalgealust saavutada, hoolimata nende oluliselt suurematest laevastikest. Nii kaua kui NATO ühendav jõud selles piirkonnas püsib, peaks olukord allvees jääma enam-vähem kontrolli alla. Ta pidi olema Putini lemmikmarionett. Mees, kes ütleks, kui kõrgele? Iga kord, kui Putin käsib tal hüpata. Aga midagi on muutunud Valgevene diktaatori Aleksandr Lukašenka juures. Putin käskis tal taas hüpata, kuid vastus polnud see, mida Venemaa juht ootas. Lukašenka on teinud mõeldamatu teo. Ta on alandanud Putinit, andes järele Ukraina tehtud ähvardustele. Meil on nüüd lugu diktaatorist, kes hakkab mõistma, et ta pole kunagi tahtnud tunnistada, et Venemaa ei suuda Valgevenet kaitsta. Ja see tähendab, et Putin ei saa sundida Lukašenkot sõtta minema. Putin on üritanud survet suurendada. Kuna Venemaal on Ukrainas raske midagi saavutada, on Putin Lukašenkole väga selgelt märku andnud, et kunagine ustav koer peab käsu peale hammustama. Nagu teatas Kyiv Post 25. juunil, on Putin suurendanud survet oma lähimale alles jäänud liitlasele Euroopas. Venemaa tahab, et Valgevene mängiks Putini sõjas suuremat rolli. See hõlmab Venemaale võimaluse andmist käivitada rohkem droone Valgevene territooriumilt ning võib-olla isegi uue rinde avamist, kasutades Valgevene sõjaväge, millega Ukraina peab arvestama. Aga Lukašenka pole Putini jaoks piisavalt kiiresti tegutsenud. See on viinud selleni, et Putin ütles oma käsilasele, et Valgevene saab Moskvast vähem rahalist toetust, kui ta ei tee koostööd kõiges, mida Putin nõuab. See on tõsine ähvardus. Üle 40% Valgevene kogu ekspordist ja 55% impordist on seotud Venemaaga. Ja korraks tundus, et Lukašenka kavatseb Putini nõudmistele järele anda. Kuigi ta on kutsunud üles rahule Venemaa ja Ukraina vahel, mis iseenesest oli tohutu kannapööre, võrreldes ajaga, mil Lukašenka väitis, et Venemaa suudab Ukraina purustada. Valgevene diktaator on väitnud, et me oleme Venemaa kõrval, samal ajal ähvardades, et see sõda saab olema täiesti teistsugune, kui Ukraina üritab Valgevenet võitlusse kaasata. Aga need on väga hirmunud mehesõnad. Ja seda näeme Lukašenka käikudest, kui Ukraina otsustas ise survet suurendada. Kui Putin üritas Lukašenkot sõtta tõmmata, andis Ukraina hoiatuse. Lukašenkol oli nädal aega, et sulgeda Valgevene territooriumil asuvad Vene droonide releejaamad. Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas sellest 19. juunil. Pole vaja liigseid sõnu. Tema tornidel on releejaamad. Vene releejaamad, Valgevene omad. Mis vahet sel on? Zelenski märkis, et neid releesid on kasutatud Vene droonide suunamiseks Ukraina tsiviilisikute pihta. Lülitase need välja, ütles Zelenski, võttes Lukašenka suhtes agressiivsema tooni kui kunagi varem selle sõja jooksul. Ukraina president andis Lukašenkale nädal aega. See hoiatus tõi kaasa Putini surve. Ja Lukašenka jaoks oli see õudusunenäoline olukord. Kuna ta ei suutnud enam Putinit sõnade ja mõne releejaamaga rahustada, sattus diktaator kahe tule vahele. Kas ta peaks murduma Venemaa või Ukraina surve all? Me saime oma vastuse 24. juunil. See on kuupäev, mil Sõjauuringute Instituut ehk ISV avalikustas, et Lukašenka tegi suure sammu, mis alandas Putinit ja pani Venemaa juhi mõistma, kui piiratud tema mõjuvõim tegelikult on. Marionett lülitas välja signaali kordajad, mis olid paigutatud Valgevene-Ukraina piirile, ja ta tegi seda vähemalt 2 päeva enne tähtaega, mille Zelenski oli seadnud. See on hirm. Lukašenka saab aru, et ta peaks Ukrainat kartma ja hoolimata kogu oma hooplemisest on see üks samm väga selgelt näidanud, et diktaator ei taha Putini sõtta sekkuda. On veel asju, mis vajavad selgumist. Me teame, et releejaamad on oma töö lõpetanud, kuid me ei tea, kas need on täielikult maha võetud. Praegu piisab nende peatamisest, sest see annab selge sõnumi. Lukašenka ei taha Zelenskit rohkem vihastada, kui ta seda juba teinud on. Ja mida me praegu näeme, on diktaator, kes pigem kindlustab oma positsiooni, kui et toetab Putinit täielikult. Nii hullumeelne, kui Lukašenka mõnikord ka ei tunduks, on ta vähemalt piisavalt kaval, et pöörata tähelepanu sellele, mis praegu Ukrainas toimub. Mehele, kes on meeleheitlikult võimul püsimise nimel Valgevenes, näitab see, mida ta näeb, et Ukrainaga tülli minna ei ole hea mõte.
Lukašenka jälgib, kuidas Venemaa ohverdab igal kuul üle 30 000 sõduri kevad- ja suverünnakus, mis pidi Ukraina hävitama, kuid on hoopis näidanud Vene sõjaväe nõrkust. Lukašenka on tõenäoliselt näinud IS Tublev andmeid, mis näitavad, et Venemaa kaotas mais aktiivselt kontrolli 280 ruutkilomeetri üle, saades samal ajal juurde vaid 40 ruutkilomeetrit. Venemaa on miinuses. Just Ukraina on see, kes jätkab territooriumi netovõitude saavutamist, tehes seda ka aprillis. Ja see ütleb Valgevene diktaatorile, et Venemaa ei ole see kõikvõimas vallutaja, kelleks ta seda nii kaua on pidanud. Venemaa on habras ja Lukašenka teab, et Ukraina on selle põhjuseks. Lukašenka näeb ka seda, mis teda kõige rohkem hirmutab. Ukraina kaugmaadroonid korraldavad rünnakuid üle kogu Venemaa. Viimase kuu jooksul on Peterburi Ukraina droonide tõttu põlenud. Moskvat on tabatud mitu korda. Need on Venemaa võimukeskused ja piirkonnad, mida Putin nii meeleheitlikult tahab sõjast kaitsta, kuid Ukraina ründab neid ikka ja jälle. Siis on teil Valgevene, kus tegelikult puudub droonitõrje. Sisuliselt pole midagi, mis kaitseks seda Ukraina droonide parvede eest, kui Zelenski otsustaks need valla päästa. Mida Lukašenka tegelikult näeb, on see, et Venemaa kaotab sõda. Ja mitte ainult Lukašenka ei näe seda, vaid ta ütleb seda ka välja. Valgevene diktaator on öelnud välismeediale, et ta ei usu enam, et Venemaa suudab sõda sõjaliselt võita. Tõsi, ta ütles sama ka Ukraina kohta, vihjates, et mõlemad pooled on jõudnud ummikseisu. Kuid see on siiski tohutu muutus võrreldes ajaga, mil Lukašenka oli Putini suhtes väga entusiastlik ja uskus Ukraina vältimatusse kokkuvarisemisse. 2022 aastal lubas Lukašenka Venemaal Ukrainasse tungida Valgevene territooriumilt. Nüüd ei hoia ta isegi signaali edastajaid töös, kõik sellepärast, et Zelenski andis talle tähtaja. Lukašenka on muutunud ühest Putini kõige tulihingelisemast toetajast kellekski, kes murdub Ukraina surve all. Aga kui oled jälginud teisi sündmusi Valgevenes, võid küsida, kas see kõik on ikka päris. Kui ta Ukraina surve all murdub, teeb Lukašenka samal ajal muid samme, mis lähevad vastuollu mõttega, et ta ütleb lõpuks Putinile ei. Aga need sammud ei ole sellised, nagu nad paistavad. Võib tunduda, et Lukašenka valmistub Putini sõtta astuma. Kuid tegelikult teeb Lukašenka midagi sellist, mis šokeerib teid ja näitab ka Putinile, et lõpuks pöördub Lukašenka alati selle poole, kes suudab teda kõige paremini võimul hoida. Enne kui me kõike seda uurima hakkame, tuletan meelde, et te vaatate saadet Sõjasaade. Kui see on selline ülevaade, mida soovite näha, siis veenduge, et olete kanali tellinud. Nii et me näeme vastuolu selles, mida Lukašenka teeb. Ühelt poolt annab ta järele Ukraina survele ja sulgeb releejaamad. Kuid teiselt poolt ei saa eitada seda, mida me oma silmaga näeme. Valgevene taas relvastub sellises ulatuses, mida me pole Putini Ukraina sissetungi ajal veel näinud. Atlantic Council teatas sellest 25. juunil. Pealkirja all, mis viitab sellele, et Lukašenka valmistub tegelikult sõtta sekkuma. Me teame ka, et Putin on teinud suure numbri taktikaliste tuumarelvade üleandmisest Valgevenele, kuigi seda pole veel iseseisvalt kinnitatud. Hoolimata sellest, et Valgevene ja Venemaa korraldasid mais Valgevene territooriumil ühiseid tuumaõppusi. Valgevene eemaldab samuti poliitilisi, õiguslikke ja sõjalisi takistusi, mis piiravad selle osalemist Putini sõjas, mis kõik näivad esmapilgul olevat halvad märgid. Lukašenka ise kuulutas mais taas välja Valgevenes valikulise mobilisatsiooni, mida nähakse taas kui ettevalmistusi võimalikuks sõjaks. Aga võib-olla kõige suurem hoiatus tuleb raportist, mille Valgevene opositsioon paguluses on esitanud Ukraina välisministeeriumile. See raport tõi esile 8 peamist märki, mis näitavad, et Lukašenka valmistub tõepoolest sõjaks. Nende hulka kuulub ka 2024 aastal vastu võetud sõjaline doktriin, mis lubab ennetavaid lööke. Ja 1,5-kordne suurenemine Valgevene armeega lepinguliste sõdurite arvus alates 2022 aastast. Kõik see viitab hoopis vastupidisele sellele, mida me just rääkisime, nii et mis toimub? Kuidas saab Valgevene Ukrainale järele anda, kui ta ilmselgelt valmistub sõjaks? Kõik ei ole nii, nagu paistab. Pole võimalik eitada, mida Lukašenka teeb Valgevene sõjaväe tugevdamiseks, kuid ta ei tee seda kõike selleks, et valmistuda sõjaks Ukrainaga. On veel üks põhjus ja see taandub kõik sellele, milline mees Lukašenka on. Ta on diktaator. Ja kuigi ta on olnud Putini marionett juba palju aastaid, siis kui on üks asi, mida diktaatorid hindavad rohkem kui liite, on see võim, mida nad oma riigis omavad. Valgevene sõjalise jõu koondamise tegelikkus on see, et sellel pole tegelikult kaugeltki nii suurt tähtsust, kui võib tunduda, vähemalt mis puudutab Ukrainat. Valgevene on sõjaliselt väike tegija, valikuline mobilisatsioon ei muuda seda. Riigil on alati olnud väike armee, tõenäoliselt seetõttu, et Lukašenka uskus, et võib alati loota Venemaale oma territooriumi kaitsmisel, kui see peaks sattuma ohtu.
või täpsemalt öeldes, ta võis loota Putinile, et viimane hoiab teda võimul. Just sellepärast oleme viimastel aastatel näinud nii palju integratsiooni Venemaa ja Valgevene sõjavägede vahel. Lukašenka uskus tõesti, et ta panustab õigesse hobusesse, kui Putin alustas oma sissetungi. Siis tulid viimased 4+ aastat ja Lukašenka koges väga karmilt reaalsusega kohtumist. Seega, kui me vaatame, kuidas Valgevene oma sõjaväge üles ehitab, ei peaks me vaatama toimuvat sellest vaatenurgast, et Lukašenka valmistub liituma Putiniga Ukrainas. See oleks enesetapp nii Valgevene väikesele sõjaväele kui ka riigile endale. Tegelikult teeb Lukašenka siin seda, mida kõik väiksemate riikide diktaatorid teevad, kui olukord muutub kriitiliseks ja nende suured kaitsjad paljastavad end. Lukašenka kaitseb iseennast. Valgevene diktaator näeb, kui halvasti läheb Venemaal Ukraina sõjas. Ja ta mõistab, et tema peamine prioriteet praegu on iseenda kaitsmine. See ongi põhjus valikulise mobilisatsiooni ja sõjalise jõu kasvatamise taga. Lukašenka ei ela illusioonis, et tema rahvas teda armastab. On põhjus, miks tema peamine opositsioon on sunnitud pagulusse. Nimelt teab Lukašenka, et neil ei läheks palju aega vajaliku toetuse kogumiseks, et ta võimult kukutada, kui nad oleksid Valgevenes. Nüüd, kui ta näeb, et Venemaal läheb Ukrainas nii halvasti, pea meeles üle 30 000 kaotuse kuus ja kaotab Ukrainale jätkuvalt territooriumi, ei valmistu Lukašenka Putini sissetungiga liituma. Ta valmistab Valgevene sõjaväge ette selleks, et ennast kaitsta, kui kõik käest ära läheb. Ja selle seisukoha toetuseks on rohkem tõendeid, kui sa arvata oskad. Alustuseks pole Lukašenka, hoolimata kogu oma avalikust toetusest Putinile, lubanud Venemaal Valgevene territooriumi kaudu tungida, alates sissetungi alguspäevadest. Üle 4 aasta pole Valgevene sõdureid Ukrainas olnud. Lukašenka ei astunud sõtta siis, kui Venemaal läks suhteliselt hästi. Ja ta ei tee seda ka nüüd, kui ta näeb, et Venemaa kaotab. Siis on veel see laveerimine, millest me varem rääkisime. Releejaamade sulgemine on selle näiteks. See on Lukašenka viis öelda Ukrainale, et ta ei taha, et Valgevene paistaks ohuna. Isegi enne seda sulgemist tuli 16. juunil uudis, et Lukašenka oli otse öelnud, et Valgevene ei kujuta Ukrainale sõjalist ohtu. Intervjuus, kus Valgevene diktaator isegi vabandas Zelenski ees varasemate kommentaaride pärast. Samuti tuleb arvestada suure tehinguga. Märtsis toimus ootamatu diplomaatiliste suhete paranemine USA ja Valgevene vahel. Lukašenka väitis, et ta sai kutse rääkida USA presidendi Donald Trumpiga, et arutada suurt tehingut ajal, mil USA leevendas Valgevene suhtes kehtestatud sanktsioone. Kui jõuame mai lõpuni, siis liiguvad kuulujutud, et Lukašenka võib osaleda ühel Donald Trumpi loodud rahunõukogu koosolekul. See Valgevene ja USA suhete soojenemine näitab, et Lukašenka püüab läänega suhteid luua, mis on Putini jaoks andestamatu. Lukašenka peaks olema lihtsalt sülekoer. Kuid kõik need sammud näitavad Putinile, et diktaator, kes on nimetanud Venemaa presidenti oma suureks vennaks, püüab nüüd pigem oma nahka päästa, kui teha seda, mida Venemaa temalt nõuab. Lukašenka laveerib, sest ta teab, et sõtta astumine Ukrainaga oleks tema ja tema riigi jaoks katastroofiline. Lukašenka on õigus. Valgevenel poleks mingit võimalust. Me ütlesime teile varem, et Valgevene on sõjaliselt väike tegija. See kehtib eriti siis, kui võrrelda seda riiki Ukrainaga. Valgevene vägedel puudub tegelik lahingukogemus ja Lukašenka viskaks nad Ukrainas huntide ette vägede vastu, kes on sõdinud alates 2022 aastast. Lukašenka teab seda paremini kui keegi teine. Samas intervjuus, kus ta vabandas Zelenski ees oma varasemate märkuste pärast, tunnistas ta, et Valgevene on haavatav. See on kahetine ülestunnistus. See on Lukašenka, kes ütleb, et ta teab, et Valgevene armee ei suuda Ukrainale vastu seista ja et Venemaa ei suuda kaitsta tema territooriumi ega presidendi kohta, kui ta sõtta sekkub. Sõjalises plaanis pole Valgevenel mingit võimalust. Valgevene. 63 000 tegevteenistuses sõjaväelast ja 365 400 reservväelast. Kahvatuvad Ukraina 900 000 tegevteenistuses sõjaväelase kõrval. Ja see on enne, kui me arvestame veel 4 miljonit reservväelast. Valgevene ei ole üheski valdkonnas ülekaalus, olgu see maa, meri või õhk. Ja mis kõige hullem Lukašenka jaoks, ta teab, et Ukraina droonid teeksid tema riigile tõsist kahju. Ta on näinud, kuidas Ukraina droonid tabavad sihtmärke üle kogu Venemaa, muutes riigi suuruse selle suurimaks nõrkuseks. Valgevene on Venemaaga võrreldes väike, kuid see muudab sellega kompaktsemaks. Iga tööstuskeskus Valgevenes muutuks Ukraina droonide sihtmärgiks ning need ründaksid karistamatult riiki, mille majandus on nii tugevalt Venemaast sõltuv, et see variseks kokku, kui tootmine väheneb ja uued sanktsioonid peale tulevad. Lukašenka ei taha Ukrainaga pahandust ja ta ei usu enam, et Venemaa suudab teda kaitsta. Venemaa üritab veenda Lukašenkat, et ta peaks Putini poole jääma.
23. juunil teatas Venemaa välisminister Sergei Lavrov, et Venemaa kaitseb Valgevenet kõigi võimalike meetmetega, kui selleks peaks vajadus tekkima, täpselt nagu ta kaitses Venezuela, Süüria ja Iraani juhte, kui neid ähvardas oht. Oota, need juhid on ju kõik kadunud. Lukašenka on näinud, kui hästi Venemaa oma liitlasi kaitseb ja ta teab, et teda ootaks sama saatus, kui ta torkaks Ukraina karu, lülitades releed uuesti sisse ja saates oma sõjaväe sõtta. Nii näeme kogu Lukašenka viimaste kuude ettearvamatu käitumise tõelist põhjust. Siin on meil juht, kes pole kunagi olnud eriti diplomaat, püüdes kõndida kõiel Venemaa ja Ukraina vahel ning ta ei tule sellega eriti hästi toime. Ta kuulutab ühel hetkel, et toetab Putinit ja järgmisel hetkel vabandab Zelenski ees. Ta räägib sellest, milline Valgevene oleks ja annab Ukrainale hoiatusi, et nad ei tõmbaks oma riiki sõtta. Kuid siis lülitab ta signaali edastid välja, kui Zelenski seda nõuab. Ja kuna kogu see vastuoluline käitumine viitab kriisis diktaatorile, taandub kõik ühele lihtsale tõsiasjale. Lukašenka üritab lihtsalt oma nahka päästa. Lõppude lõpuks teab ta, et Ukrainasse sisenemine oleks katastroof. Mitte ainult tema sõjaväe jaoks, vaid kogu tema tuleviku jaoks Valgevene diktaatorina. 26. juunil avaldas UA News, et poliitiline analüütik Igor Tiškevitš on toonud esile, kuidas praktiliselt keegi Valgevenes ei taha olla seotud Putini sõjaga, ega ole seda tahtnud juba algusest peale. Tiškevitš väidab, et 55–60% valgevenelastest on kategooriliselt vastu Valgevene sõjaväe igasugusele osalemisele Ukraina sõjas. Ainult 5–7% toetab sellist stsenaariumi aktiivselt, mis ütleb meile kõik, mida peame teadma Lukašenka tegevuse kohta. Ta on suutnud oma võimu hoida, toetudes Venemaale nii palju aastaid. Kui Venemaa nõrgeneb, peab Lukašenka hakkama inimesi kuulama. Ja inimesed ütlevad talle, et nad ei aktsepteeri paratamatut verevalamist, mis rikuks nende elu, kui Lukašenka teeb seda, mida Putin temalt ootab. Kui Valgevene läheb sõtta, tundub väga tõenäoline, et Lukašenka peab silmitsi seisma ülestõusuga. See on tegelik põhjus Valgevene sõjalise jõu suurendamise taga. Kõik käib selle ümber, et hoida Lukašenkat võimul, kuna ta meeleheitlikult otsib väljapääsu olukorrast, mille ta ise endale tekitas, kui ta 2022 aastal Venemaad toetas. Kui sa murdad oma vaenlase sõjaväe toimimise koodi, tulevad nõrkused ilmsiks ja võit muutub vältimatuks. Ukraina teab seda. 2026 aastal saavutatud hoog põhineb sügaval arusaamal kõigest, alates Vene strateegiast kuni sõjatehnika ja süsteemideni, mis Moskval on kasutusel. Aga nüüd kavatseb Ukraina kõik õhku lasta. Ukraina pole mitte ainult Venemaa suurimate sõjaliste süsteemide toimimise lahti muukinud, vaid paljastab need ka iga Putini vastase ees. Geniaalse käiguga andis Ukraina just NATO-le võtmed kogu Venemaa arsenali juurde. Saladused on paljastatud. Saab luua strateegiaid Venemaaga toimetulemiseks. Venemaa relvad on just pööratud selle riigi enda vastu, kes on neid üle 4 aasta Ukraina vastu kasutanud. Kuidas? Trophy Lab. See on uue Ukraina andmebaasi nimi, mis sisaldab põhjalikke tehnilisi andmeid kõigi Venemaa relvade kohta, millega Ukraina on alates 2022 aasta veebruarist silmitsi seisnud. Ukraina kaitseminister Mihhailo Fedorov jagas selle uue andmebaasi käivitamist puudutavas X-i postituses üksikasju. Ukraina käivitab Trophy Labi. Avame oma ülemaailmsetele partneritele juurdepääsu vallutatud Vene relvatehnoloogiatele. Iga lahinguväljal hõivatud rakett, droon ja sõiduk on nüüd vaba maailma jaoks teadmiste allikas, teatas Fedorov. See on juba väga suur asi mitmel põhjusel, mida me kohe lahti seletame, kuid see pole veel kõik. Ukraina kaitseministri sõnul ei pääse liitlased ligi vaid mõnele tehnilisi andmeid sisaldavale failile. Nad saavad juurdepääsu just neile relvadele, mille Ukraina on otse kätte saanud, võimaldades täiendavaid uuringuid, mille tulemusi saab andmebaasi lisada, et kõik neid näha saaksid. Selle turvalise platvormi kaudu saavad liitlasriikide valitsused, laborid ja kaitsetehnoloogia tootjad juurdepääsu põhjalikele tehnilistele andmetele, raportitele ja haavatavustele. Kasutajad saavad samuti taotleda füüsilist varustust testimiseks, mis lühendab oluliselt vastumeetmete arendustsüklit. See, mida me siin näeme, on väga lihtne. Ukraina on murdnud koodi kümnetel Vene relvadel, mis ongi võimaldanud tal jääda Putinist ühe sammu ette. Nüüd valmistub Ukraina jagama kogu seda teavet selliste liitlastega, kellel on rohkem raha, rohkem varustust ja mis kõige olulisem, kes ei tegutse aktiivses sõjatsoonis, et veelgi enam paljastada puudusi kõigis Venemaa relvasüsteemides. See saab olema kahepoolne tee. Ukraina avaldab, mida ta teab, liitlased arendavad seda teadmiste baasi edasi ja kõik, kes Venemaa vastu seisavad, saavad sellest kasu. Vladimir Putin on kindlasti maruvihane. Jällegi on Ukraina üllatanud millegagi, mida Venemaa president Vladimir Putin poleks kunagi osanud oodata. Ja kõik, mis tal üle jääb, on vaadata, kuidas saladused, mis ei pidanud kunagi avalikkuse ette jõudma, satuvad otse Venemaa vaenlaste kätte.
Ja mis paneb Vladimir Putini veelgi enam vihast keema, on see, et Ukraina saab Venemaa haavadele soola raputada. Trophy Labi poleks olemas, kui Venemaa poleks kunagi Ukrainat rünnanud. Ja kui Vladimir Putin annab järjest uusi käske rünnakuteks maapinnal ja õhulöökideks, muutub Ukraina loodud andmebaas ainult tugevamaks. Lõppude lõpuks jätavad õhulöögid endast maha rusud. Ja seda saab Ukraina enda valdusse võtta ja uurida, et saada rohkem teada Vene relvade kohta. Suur iroonia seisneb siin selles, et Venemaa strateegiast saab tema enda hukatus, eriti just droonide ja rakettide vallas. Putin on tugevalt panustanud mõlemale relvatüübile, kuna Venemaa maismaaoperatsioon on pakerdunud. France 24 teatel tulistas Venemaa ainuüksi mais Ukrainasse 8150 ründedrooni, mis on rekord. Lisaks 211 raketti ja tuhandeid juhitavaid pomme. Kõik need relvad jätavad endast maha rususid. Kestad, ümbrised, kiibid, kõik need on väärtuslikud andmed, mis võivad paljastada, mida Venemaa ehitab, kuidas ta seda teeb ja mida saab kasutada vastava relva vastu. Kui need rusud satuvad tehniliselt taibukate inimeste kätte, kes suudavad need lahti võtta, tulevad päevavalgele suured saladused. Ausalt öeldes oleks Putin pidanud teadma, et just Ukraina, kõigist riikidest, keda ta võiks sihtida, on suuteline Venemaa relvad lahti võtma. Ta on oma niinimetatud erioperatsiooni käigus ise näinud Ukraina pidevat uuendusmeelsust. Aga võik ka teada, nagu riiklikud teadus, inseneriteaduste ja meditsiiniakadeemiad märgivad, et Ukraina teadus- ja inseneritöö moodustasid endise Nõukogude Liidu teadus- ja arendustegevuse potentsiaalist 13–15%. Ukraina teadlased oleksid teadnud, mida Venemaa ehitas kuni 90ndate alguseni. Võimalik, et nad töötasid isegi paljude relvade kallal, mida Venemaa praegu kasutab. Kui ründad tehniliselt mõtlevaid inimesi, tuled ise päevavalgele. Trophy Lab kavatseb lahti harutada iga sõjasaladuse, mida Venemaa tahab varjata. Ukraina on seda algatust juba mõnda aega ette valmistanud. 28. mail teatas Euromaidan Press, et Ukraina ministrite kabinet võttis vastu uued reeglid, mis puudutavad Vene sõjatehnika käitlemist. Need reeglid kirjeldavad protseduure, kuidas hõivatud Vene varustus üle antakse ning mis kõige olulisem, loovad õigusliku raamistiku selle kohta, kuidas nendest relvadest saadud teavet saab kasutada Ukraina kaitsevõime arendamiseks ja rahvusvahelise koostöö tugevdamiseks. Kuigi Fjodorov mainis tol ajal trofeesid, nähti seda sammu esialgu viisina aidata Ukrainal hõivatud ja hüljatud Vene varustust oma kaitsevajaduste jaoks tõhusamalt kasutada. Kui Trophy Labiga on Ukraina avalikustanud midagi palju suuremat. Ja nüüd on Venemaa vaenlastel tohutu infovaramu, mis on üles ehitatud aastatepikkusele Ukraina võitlusele. See TV on nüüd lääneriikide ja kaitsetööstusettevõtete käeulatuses ning seda saab kasutada relvade arendamiseks, mis suudavad neutraliseerida Venemaa kõige ohtlikumaid vahendeid. See on tohutu nii NATO kui ka Ukraina jaoks, nagu me mõne minuti pärast selgitame. Siiski peame kõigepealt selgitama, kuidas Trophy Lab töötab. Siin on see, mida me seni teame. Fjodorov on juba mõned põhitõed ära katnud. Trophy Lab saab olema ühine Vene relvastuse hoidla ning see hõlmab praktiliselt kõike, millele Ukraina on suutnud käed külge panna. See tähendab rakette, droone, mahajäetud sõidukeid ja palju muid süsteeme, mida Venemaa on kasutanud ja Ukraina territooriumile maha jätnud. Andmebaas ei ole kõigile avatud. Kõik, kes soovivad ligipääsu, peavad taotlema. Kuid kui neil on ligipääs, saavad nad alla laadida tehnilist dokumentatsiooni, tutvuda uuringute ja aruannetega ning isegi taotleda, et Ukraina saadaks neile andmebaasis olevate relvade näidiseid otse uurimiseks. Meil on ka mõned numbrid. Trophy Labi ametlikul veebilehel öeldakse, et andmebaasi esialgses versioonis on üle 115 näidise, mis kõik on lahinguväljal hõivatud ja seejärel uurimiseks Ukraina rajatistesse üle antud. Need näidised on jagatud kataloogi, milles on 79 varustuse kategooriat ja alamkategooriat. Viimane võimaldab Ukrainal esile tõsta ka konkreetseid komponente ja materjale, mida Venemaa relvades kasutatakse. Seega ei paljastata mitte ainult relvi endid, vaid ka konkreetseid komponente, mida nende valmistamiseks kasutatakse. Ukraina teeb samuti kättesaadavaks üle 225 laborite, teadusasutuste ja insenerikeskuste poolt koostatud valmis uuringu. See, mida me siin näeme, on uurimisplatvorm, millelt saab teha palju enamat. Ukraina on suutnud kogu selle teabe kokku koguda isegi siis, kui ta kaitseb end Venemaa vastu ja saab pidevalt pika maarünnakuid. See on muljetavaldav. Ja kui sa saad teada mõnest relvast, mis selle andmebaasi kaudu avalikustatakse, näitab see ka, kui kaugele Ukraina on valmis minema, et luua ressurss, mis aitab iga Venemaa vaenlast. Oma aruandes Trophy. Labi kohta paljastab Defense News, et 115 hõivatud näidise hulgas on Kinjal hüperhelikiirusega raketid ja Venemaa T-90M põhilahingutank. Need on ühed parimad relvad, mis Venemaal on. Nüüd saavad Putini vastased nende kohta kõike lugeda või saavad need vastased otse nendele näidistele ligi, et neid ise uurida.
Defense News ütleb, et kinnitatud partnerid saavad taotleda näidiseid füüsiliseks testimiseks ning testimise olemus sõltub sellest, mida partner soovib teada saada. Tõenäoliselt on kõige tavalisem mittepurustav kontroll. Siiski võimaldab Profilab partneritel taotleda ka näidiseid, mida nad saavad lahti võtta või isegi täielikult hävitada testimise käigus. Viimane võib osutuda eriti väärtuslikuks kõigile, kes püüavad välja töötada vastumeetmeid ja elektroonilise sõjapidamise seadmeid, mis on mõeldud Venemaa relvade hävitamiseks. Mis puudutab taotlusi, siis need on praegu avatud. See ei tähenda, et igaüks saab oma andmed lihtsalt saata. See ei ole päris täpne. Trofilabi veebilehel on registreerimisleht ja igaüks, kes seda vaatab, võiks proovida vormi täita. Siiski on vormis selgelt kirjas, et taotleda saavad ainult välisriikide valitsusasutused ja kaitsetööstusettevõtted. Lisaks nõuab Ukraina mitmeid dokumente ja allkirjastatud kirju, et tagada huvide konflikti puudumine ning aidata kaasa taustakontrolli protsessile. Nii et võid küll proovida taotleda, aga sind filtreeritakse välja, nagu ka kõik teised üksused, kes üritavad Ukraina kehtestatud protsessist mööda hiilida. See tähendab, et Venemaa ei saa teada, mida Ukraina tema relvade kohta teab. Putin ei saa midagi kohandada Ukraina andmebaasis oleva teabe põhjal. Ukrainal on kõik mehhanismid paigas, aga nüüd, kui me teame, kuidas Profilab tööle hakkab, liigume edasi veelgi suurema küsimuse juurde. Miks see uus andmebaas nii oluline on? Enne kui me vastustesse süveneme, tuletan meelde, et te vaatate sõjasaadet. Kui saate kanalilt uusi teadmisi, siis ärge unustage tellida, et näeksite rohkem meie igapäevaseid videoid. Alustame ilmselgest. Trofilabi teke on Ukraina jaoks tohutu tähtsusega, kuna riik püüab luua tihedamaid sidemeid oma liitlastega, eriti nendega, kes kuuluvad NATO-sse. Fjodorov teeb selle selgeks, kui ta toob välja, et Venemaa kasutab kogu oma arsenaali Ukraina vastu ning Ukraina on süstemaatiliselt lahti võtnud selle arsenaali osa, mille ta on kätte saanud, et õppida, kuidas neid peatada. NATO vajab seda teavet. Kollektiivkaitseallianss ja selle liikmed on juba andnud Ukrainale tohutult abi ning nad otsivad alati võimalusi veelgi enam aidata. NATO Parlamentaarse Assamblee peasekretär Benedetta Berti tegi selle selgeks 17. juunil. Ta märkis, et 99% sõjalisest abist, mida Ukraina saab, tuleb NATO-liitlastelt ning organisatsiooni toetuse kinnitamine Ukrainale on prioriteet. Enne kavandatud NATO tippkohtumist, mis toimub Ankaras 7.–8. juulil, Profilab on üks Ukraina viisidest NATO-liitlastele tänu avaldamiseks. Ja see näitab, et suhted Ukraina ja tema NATO-liitlaste vahel pole sugugi ühepoolsed. Ukraina paljastab saladusi, mis aitavad oluliselt NATO-l kaitsta oma huve Venemaa vastu. Ja ausalt öeldes ei oleks Profilab võinud tulla paremal ajal. 2025 aasta lõpus märkis NATO peasekretär Mark Rutte, et Venemaa suurendab oma hübriidsõja taktikaid alliansi liikmete vastu ning ta vihjas, et Venemaa võib järgmise 5 aasta jooksul rünnata mõnda NATO riiki. See tähendab, et NATOl on aega kuni 2030 aasta lõpuni või võib-olla isegi vähem, et end kokku võtta ja valmistuda selliseks kaitseks, mida on vaja Venemaa agressiooni vastu. Mõned ütlevad, et ajakava on isegi kitsam, kui Rutte väidab. Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius on üks neist, kuna ta väidab, et Saksa eksperdid ütlevad, et see võib juhtuda juba 2029 aastal. See on ilmselt mitme NATO liikmesriigi ühine arvamus, teatab Kanada CBC, ja seda toetavad sammud, mida Venemaa praegu astub. Infrastruktuur, mis võimaldab paigutada kuni 115 000 sõdurit Põhja- ja Balti piiridele, rajatakse selleks, et otseselt ohustada NATO, Ida- ja Põhjatiiba. Venemaa on katsetanud tuumarelvade protsesse Valgevenes. Kuigi ta on sõjas Ukraina vastu, mis ei lähe sugugi plaanipäraselt, kaevab Putin end veelgi sügavamale agressiooniauku ja NATO on ilmselge sihtmärk. Seda kõike silmas pidades vajab NATO nii palju teavet kui võimalik Venemaa relvade ja taktikate kohta. Profilab annab selle. See aardelaegas võimaldab NATO liikmetel välja töötada vastumeetmeid Venemaa relvade vastu, mida võib-olla pole varem ette kujutatudki. Ilmselgelt on see NATO jaoks oluline, kuid Ukraina jaoks võib see tähendada ka seda, et uuendajad väljaspool tema territooriumi võivad välja tulla ideedega, mida saab kasutada Venemaa vastu. Ja Putin ei saa selle vastu midagi teha. Iga rünnak, mille Venemaa alustab, olgu see maapealne või õhurünnak, annab Ukrainale võimaluse saada rohkem trofeesid ja jagada rohkem andmeid NATO-ga. Ainus viis selle infovoo peatamiseks on see, kui Putin lõpetab oma sissetungi. See ei juhtu. Iga päev alates Profilabi käivitamisest on päev, mil rohkem Venemaa suurimaid saladusi paljastatakse, just nendele inimestele ja nende poolt, kes ei tohiks seda teavet näha. See pole ohtlik ainult Venemaale. See on alandav juhile, kes on end nii kaua kujutanud ainsa inimesena, kes suudab Venemaad NATO eest kaitsta. Aga lisaks kõigele sellele on Profilab lihtsalt veel üks näide millestki, mida Ukraina on juba mõnda aega teinud.
kogu lahinguvälja kogemus, mille Ukraina on Venemaa sissetungi ajal omaenda ohvrite hinnaga saanud, muudetakse nüüd ülekantavaks varaks, mis teeb Ukraina oma partneritele väärtuslikumaks kui kunagi varem. Trophy Lab võib olla Ukraina teadmiste jagamise kulminatsioon, kuid see pole kaugeltki ainus näide. Ainult 2. 2026 aastal oleme teada saanud, et Ukraina on andnud üle 500 000 tunni droonidega filmitud materjali, mida nüüd kasutatakse tehisintellekti süsteemide koolitamiseks, mis paigaldatakse veelgi rohkematesse droonidesse. Need rindevideod näitavad, kuidas saab Vene relvi sihtida ja annavad ülevaate Venemaa kasutatavatest taktikast. Tehisintellekti koolitamise seisukohalt võimaldavad need ka autonoomsetel süsteemidel sihtmärke tuvastada, võimaldades neil rünnata ilma inimsekkumiseta. Ukraina materjali teeb eriti väärtuslikuks see, et see on päris. Sa saad iga ilmastikutingimuse, iga maastikutüübi, iga ettearvamatu olukorra, mida simulatsioon ei suuda jäljendada, ütleb Peter Kent, kes on ettevõtte nimega Enabled Intelligence tegevjuht, mis on seda videomaterjali oma töös kasutanud. Ja see ongi peamine mõte. Kogu see teadmine on Ukrainas lahingutes läbi proovitud, mis teeb selle palju väärtuslikumaks kui simulatsioonid ja oletused. Me näeme ka palju tõendeid selle kohta, et Ukraina suudab oma kogemusi muuta ülekantavaks varaks Pärsia lahe piirkonna. Pärast seda, kui USA alustas operatsiooni Eepiline raev Iraani vastu, sattusid Iraani ümbritsevad Pärsia lahe riigid Iraani Shahidi droonide ja rakettide regulaarsete rünnakute alla. Mõlemad on relvad, mida Venemaa on kasutanud Ukraina vastu, mis muutis Ukraina kogemused äkitselt väga väärtuslikuks nendele riikidele, kes poleks varem võib-olla kunagi Ukrainaga kaitsepartnerina koostööd teinud. Tõepoolest, Ukraina saatis üle 200 drooni-eksperdi Pärsia lahe piirkonda, et näidata sellistele riikidele nagu Katar ja Saudi Araabia, kuidas end Iraani drooniohu eest kaitsta. See koostöö on viinud selleni, et Ukraina on sõlminud 10-aastased kaitsepartnerlused 3 Pärsia lahe riigiga, sealhulgas 2 eelmainitud riigi ja Araabia Ühendemiraatidega. Kas see riigid saavad juurdepääsu Trophy Labile? Võib-olla. Ja kui nemad koos kõigi Ukraina lääneliitlastega kasutavad seda uut andmebaasi täielikult ära, seisab Venemaa silmitsi olukorraga, kus kogu maailm teeb teadustööd, mille ainus eesmärk on neutraliseerida iga relv, mida Ukrainas kasutatakse. See kõik on Putini tegude tagajärg. Kui ta poleks Ukrainat rünnanud, oleks kogu see teave võinud jääda saladuseks. Venemaa oleks saanud säilitada illusiooni, et ta on üks maailma juhtivaid sõjalisi suurriike ja keegi poleks sellest midagi teadnud. Aga Venemaa ebakompetentsus on juba enam kui 4 aastat kestnud läbikukkumise tõttu paljastatud. Ja nüüd on Venemaa kasutatavad relvad ise muutunud infoallikaks, kust on saadud ülekantavaid teadmisi, kusjuures Ukraina on kõige selle keskmes. Jällegi on Venemaa lõksu jäänud. Mida rohkem Venemaa võitleb, seda rohkem infot jõuab Ukrainasse ja seda tugevamaks muutuvad Ukraina liidud oma partneritega. Trophy Lab on nüüd kanal, mille kaudu liigub katastroof, mille Putin ise põhjustas. See on ka sümbol sellest, kuidas Ukraina on muutumas oluliseks tegijaks ülemaailmses kaitsetööstuses. Suure osa sõjast on Ukraina olnud abisaaja rollis. Nüüd on see olukord muutunud. Kuigi Ukraina saab endiselt palju abi, nagu näitas $4 miljardi suurune toetus, mille mitmed NATO riigid andsid tema kaitseks, 18. juuni Rammsteini formaadi kohtumisel suudab Ukraina nüüd ka ise samaväärselt panustada. Ukraina droonidiplomaatia võimaldas tal näiteks sõlmida kokkuleppeid Pärsia lahe piirkonnas. Trophy Lab võib lõpuks saada katalüsaatoriks veelgi uutele partnerlustele, kus Ukraina annab teavet ja liitlased ehitavad relvad. Aga potentsiaali on palju enamaks tänu Trophy Labi aspektile, mis võimaldab liitlastel ise Vene relvi uurida. Võib-olla on just liitlased need, kes tulevad ideedega välja ja Ukraina ehitab ning testib neid lahinguväljal. See on sümbioos Ukraina ja tema partnerite vahel. Varem ühepoolsed suhted on nüüd muutunud selvelt vastastikusteks, mis on teinud Ukrainast hindamatu partneri kõigile neile, kes toetavad riiki tema kaitses Venemaa vastu. Ja kui rääkida Venemaast ja Ukrainast, siis näeme, kuidas Putini mõju väheneb, samal ajal kui Ukraina mõju kasvab, ning see kõik toimub reaalajas. Venemaa on kaotanud olulisi liitlasi üle maailma, sealhulgas Venezuela, Iraan ja Süüria, kuna Putinile lojaalsed juhid on võimult kõrvaldatud. Aga Ukraina mõju on nüüd tugevam kui kunagi varem. Riigid, kes varem võisid otsida abi Venemaalt oma kaitse tugevdamiseks, pöörduvad nüüd Ukraina poole. Putini sõda on saavutanud täpselt vastupidise tulemuse NATO nõrgestamisele ning Ukraina on nüüd võtmetähtsusega, et tagada NATO tugevnemine rohkem kui kunagi varem. Putinis kõige hullemad õudusunenäod saavad kõik teoks. Ja kui Venemaa relvad paljastatakse ning Ukraina tagab, et Venemaa ei saa isegi teada, mida nende relvade kohta on õpitud, peab Putin tunnistama fakti, et tema lõhestamispüüdlused on toonud kaasa vaid suurema ühtsuse. Ukraina on saanud selleks, mida Putin alati kartis. Nüüd on NATOl võtmed kogu Venemaa arsenali juurde. Venemaa viimane alandus on peagi käivitumas. Trophy Lab on paljastus Venemaa sõjaväe läbikukkumisest, mis pole võrreldav ühegi teisega.
aga Venemaa peaks olema juba harjunud oma relvade tõttu piinlikkust tundma. Lõppude lõpuks kulutas Venemaa miljardeid väidetava 5. põlvkonna varghävitaja peale, kuid tulemused olid nii piinlikud, et need näitavad selgelt, kui palju Venemaa USA-st ja Hiinast tegelikult maha jääb. Su-57 on ainult üles haibitud, kuid tegelikku tulemust pole. Ja miks see nii on, saad teada, kui vaatad meie videot. Ja kui sulle see video meeldis, siis ära unusta tellida sõjasaadet, et näha rohkem meie kajastusi viimastest arengutest Ukrainas. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!